mehe suurim õnnetus on olla reaktsioonide ja erektsioonide pantvangis. Nagu miks see elevant on toas ja kuidas mina saan lahendada? Mul ka ei ole vaja, on ju, et ma ei pea ka siin rippuma nagu mingi emme dissi otsas nagu elu lõpuni, on ju. See kõik on normaalne Jaan Kruusmaa podcastis. See on päris konflikt, on ju. Ja tead, need ongi väga-väga rasked. Päris tore on tegelikult elus olla just sellel ajal ja siin ja praegu ma just kuulsin Viikingite seda ajalugu, päris nõme oli. Mingid vennad käivad ja tapavad üksteist. Praegult jumala tore, rahulik Eesti elu. Saame Kaja Kallas söömata, mitte ei pea üksteist tapma. Ja ei pea vägistama. See oligi töö, oli nagu üksteist tappa ja vägistada. Käisid erinevates kohtades, luutisid erinevat staffi kokku. Väga stressirohke tegelikult iga päev, on ju. Ja väga stressirohke. Ei, see oli niimoodi, et kalendris oligi, et näed, nagu vili pandi kasvama, siis mindi, vägistati veits britte, võeti brittidelt kulda ära ja siis tuli tagasi, siis kui oli aeg, oli vili üles võtta. See oli niisugune, siis oli talv ja siis läks uuesti. Olid ajad. Ma tahaks maailmaga ära leppida. Lepime ära maailm. Lepitud. Erki, kuidas sul? Kuule, väga hea. Vibe on väga hea. Tead, ma täna hommikul mõtlesin, et täna on võib-olla mu lemmikpäev. Assaa. Jaa. Kuidagi lihtsalt nii hea tunne on. Pidin ülivara üles ärkama. Albert oli mingi 4:30 üleval ja jauras seal juba. Aga teeme sulle ühe speed date'i. Oot, no okei, no proovi. Teeme. No proovime. 1,5 minti. Ütle sina, kirjelda oma lemmikpäeva. No... Kui ma ärkan, mulle meeldib kohe õue minna. Ja see õues võiks parem oleks normaalne ilm. Ja... Minut on kellal. Minut aega, lemmikpäeva. Tulista. No üks hea omlett. Ma mõtlen, mul on nagu värske õhk, hea toit, hea seltskond. Kellega sa kokku saad? Põhimõtteliselt ma olen kogu aeg heas seltskonnas oma naisega. Et sõpru näha, pere näha ja... See on ühesed nõudmised. Mingi aktiivsem tegevus ka, et kui on nagu sport, mulle meeldis sõna sport, aga jah, et näiteks mingi peikparki või midagi sükest ühesega toredat. Täis külduslik päev. Et mul ei ole väga huvitav küsimus, mul ei ole väga palju erisoove. Vähemalt enda jaoks tundub nii. Jaa, aga sa üldse ei rääkinud jahtidest ja bitcoinist ja rahast ja... Kuidagi ma saan aru, et see on nagu tore vahend, aga tegelikult nagu päeva jooksul ja huvitav jah, raha teha. Raha on nagu lihtsalt vahend või? Pohhi. Korras. Nii. Äge on ju. See asi tegelikult taandub peaaegu kõigil samadesse väärtustesse. Aga lihtsalt selles kiires ühiskonnas me oleme sunnitud päris palju tegelema nende asjadega, mis nagu ei ole meie lemmiktegevused. Ja nüüd on küsimus, et kuidas me siis jõuame sinna, et iga päev võiks olla nagu lemmik, on ju. Kuidas iga päev võiks olla hea vibe? Ja hea vibe. Tere tulemast kuulama Jaan Kruusmaa podcasti episood number 27, saade, kus kõik on võimalik. Kõik inimesed on võimalikud ja nagu keegi hiljuti ütles päris hästi, et ma ei ole kunagi suutnud sõnastada Jaan Kruusmaa podcasti mõtet, aga see on põhimõtteliselt saate jälgida, tundub nimelik öelda, saate jälgida minu arengut läbi aja ja kuna ma ise olen suur enesearengu junkie ja siis võib-olla tõestan endale kui ka teistele seda, et sellel kogu sellel vaeval on ka mingisugune Vikerkaare lõpus on, kus öelda, kuld siis või? Et jah, ja täna erisükülalisena on meil siis, tavakülalisena meil on siin Heera ja temaga koos on siia tulnud Erki. Tere. Ja David. Tere. Ja täna me räägime nokkudest ja tussudest. Alati. Jah, Vikerkaare lõpus. Tegelikult see oli nali. Räägime väga tõsistest asjadest täna. Meeskonnatööst. Vaibist. Ja kuidas saada, kuidas leida elus, kuidas teha elus
teiste elusolenditega, inimestega head tiimitööd. Nii et oleks tore koos elada. Ma isegi tooks naabrid sisse, sest me oleme praegult mul kodus ja ka tegelikult naabritega vahepeal on see tunne, et no mida vittu. Et kui vaatad jälle keegi viskab prügi maha või niimoodi, siis tegelikult läheb päris närvi. Et Ehk kuidas hakkama saad sellistes olukordades, kus tahad teha tiimitööd, aga keegi ikka viskab prügi maha. Ja. Et kuidas sellistele vaatamata sotsiaalsetele väljakutsetele enda vaibi hoida, on ju. Tegelikult see on ju põhimõtteliselt see ainuke küsimus, mis on vaja ära lahendada. Just, et see sama hommikus ma niikuinii võib-olla uimane või väsinud, tahaks oma seda iga päev seda ideaalset päeva loomulikult. Lähen sinna maja taha ja vaatan juba, keegi on eelmisest päevast mingi õllepudeli puruks visanud või koni visanud maha või junni jätnud üles korjamata oma koera junni, et siis jah, et kuidas siis nagu jätkata oma heas vaibis kellegi teise sitta puhastades ja no see tavaliselt ongi, ma koristan ära ja lähen oma päevaga edasi, aga mõnikord ajab nagu närvi, et kuidas see, mis endale tundub elementaarne tiimitöös, ühiskond on ka nagu suur tiim, eks, et miks siis teised samamoodi ei taha mängida? Väärtused on ju, see ei lähe nende väärtustega kokku. Mugavus. Nende mugavus paneb sind ebamugavalt tundma. Rääst mine maja taha. Olen ka niimoodi proovinud, et ma siis eraldan ennast ühiskonnast või tiimidest, aga no see on ka igav. Jaa. Tegelikult seal on nagu mingi maagia, kus et mida suurema hulgaga see koostööd ja see sujub, siis see tekitab ikkagi päris suurt rõõmu, on ju. Noh, ala, ma ei tea, lähed laulupeole, kui te kõik koos laulate ja sa mõtled, vau, missugune ühtsus. Ülikõva, vaata. Mingid emotsioonid, inimesed nutavad. Väga äge. Ja samas tihtipeale ei saa endagagi või oma elukaaslase või naise või partneri või sõpradega kuidagi hakkama, on ju. Kummaline, et miks? David, millal sa viimati närvi läksid niimoodi? Kuule, ma olen kogu aeg närvi. Ja ma tunnen, et näed, ma olen jube kuri endaga, kui ma lähen närvi, sest ma tean, et umbes, et see ei ole produktiivne, see ei ole hea ei mulle, ei teistele. Ja siis mul on oma niisugused väljakutsed sellega, et kuidas siis mitte närvi minna või kuidas siis sellest närvitulekust ära tulla. Aga jah, ja siis see põhiidee, mis ma praegult siis jälgin, on siis see, et tavai, et kui ma närvi lähen, et kuidas võimalik kiirelt sellest välja tulla, kuidas võimalik kiirelt endale andeks anda ja siis normaalne olek taastada, et see närvis olek ei oleks see normaalne olek, et see frustratsioon ei oleks see mingisugune olek, kuhu ma jään, et see mingisugune, noh, see hakkab peale sellest, et mingi perfektsionism või mingisugune ettekujutus sellest täiuslikust väljundist, kuidas asi võiks olla, et sina oled hoovi taha, sa oled Koplis on ja sa kannad endaga kaasa mingisugust ettekujutust, et sa elad, ma ei tea, Soomes kuskil toredas mingisuguses naabrivalvega väikses külakeses on ja kus kõik on ju seda moi kõigile on ja oi moi, kuidas sinu õhtul läinud, minu hommik on väga hästi alanud on ja aga noh, et reaalsus on see, et noh, mina olen ka Koplis. Tead, siin on igasugune seltskond kohal on ja siin allee peal on ja vennad joovad viina ja märatsevad üksteisega. Nende meelelahutus on see, et nad annavad üksteise mulli ja siis lepivad ära ja lähevad edasi. Et noh, et kuidas seda aksepteerida, et äkki see on nende viis elamiseks või see on nagu mingisugune no mina lõpuks ei saa midagi teha, et kui ma lähen kahele vene rahvusest 60-aastasele meele ütlemaks, kuule, mis oleks, kui saaks kaineks ja ei lööks molli on ja siis nagu noh, ma ei usu, et see mingisugust positiivsust looks on ja vaid on siis see, et nagu, et tavai, et kui ma lähen närvi asja üle, mis noh, ma ei tea, liiklus, tööl ei läinud asjad nii nagu tahtsid või tead kodus ei ole see olukord, ei ole see vibe, mis tulen koju, ei ole see vibe, mida ma lootsin. Et siis kuidas sellega adapteeruda, kuidas olla piisavalt nõtke, et võtta see, et tavai, see on olukord, laseme selle perfektsuse minna,
ja proovida siis mitte siis solvuda, mitte vinguda, vaid et olla, et davai, et kuidas me siis saame siit nagu välja vingerdada või kuidas me saame, ma ei tea, tähelepanu sellelt sitalt, saame siis selle positiivsele, tekiks jõudu, et ära teha need asjad, mis päriselt minu võimsus on. Näiteks kodus, koju jõudes, ma saan ju minna ise elukaaslase juurde, teha talle lauba peale väikse musi, võtta ta ümber kinni, kuulata ära ta probleemid ja olla, et kuule, päris ilus ilm on, lähme jalutama. Vingerdada see olukord kuskile sinna, kus on nagu võimalik tekkida mingisugune positiivne alge. Selle asemel, et olla nagu nii nõme, et kurat, sa siin nõmedas tujus, mul oli täna nii hea päev tööl ja sa ei küsinudki mu päeva kohta. Mida kuradit ja jonnida seal, on ju? Ja saad hoopiski teada, et ta küsis minu päeva kohta, on ju. Teeb veel hullemaks kõik asjad. Ja tõesti, sellest ootusest üleastumine, läbi tulemine. Solvumine ja vingumine vist meil on kõigile tuttav, igaüks ise siis teab kumb rohkem. Ja mingi olukorra liiga tõsiselt võtmine ka on ju, sest et terve elu liiga tõsiselt võtmine on absoluutselt, et ma olen vist alles viimase aasta jooksul õppinud nagu mängulisemalt lähenema nendele asjadele, sest 2 väikese lapsega on see, et põrand on kogu aeg ülirõve, ülikleepuv ja ei ole nagu see, et sa kuidagi, sul ei ole nagu mugav olla, sest sa astud kogu aeg kas mingi pudru või tomati või literaali mingi sita sisse ja siis sa tahaks kuri olla, et kuulge, mis toimub, vaata. Ärge nagu pedereerige mu vaibiga, on ju. Ma tahaks, et kodu oleks mõnus koht, kus olla. Sa saad aru, et nende jaoks on nagu tähtsam see areng, see, et nad saavad kiiresti liikuda ja oma päevast nagu maksimumi võtta. Sa võtad seda kui mängu, mõtled, väga poogen on ju. Ja nagu ma olen väga, samamoodi väga reaktiivne, aga viimastel kuudel eriti. Ja suuresti tänu, ma arvan, meie Vibe läbi projektile ka, et hakanud aru saama, et mis asja tegelikult on suva, vaata. Ja kui sa võtad need ärritajad, siis 10-st, ma ei tea, 9 või isegi 10 on tegelikult enamasti suva. Mis vahet seal on? Sa ei pea seda homsesse kaasa võtma ja siis veel sellest kettes olema, on ju. Et see perspektiivi muutus. Ma arvan, et see oli Timo Vorval, kellele ma hakkasin rääkima, kuidas ma tahan maailma muuta ja ma arvan, et me tegime Naturisti sel ajal ja siis mul oli nagu suur revolutsiooniline idee, et kõik peaksid sööma siis mitte taimset palku, sellepärast, et et meil on alternatiiv olemas, mis on aminohapetelt parem, ja et kõik inimesed peaksid seda tegema, sellepärast, et see on lihtsalt nii palju mõistlikum, on ju. Ja ma kogu aeg ajasin enda peas seda mõistlik, on ju, ja ma tahan muuta maailma. Kogu aeg seda ühte sama mantra, ma tahan muuta maailma. Ja siis Timo siis vaatas mulle sügavalt silma ja rahulikult üks häälega, et aga selleks, et maailma muuda algul ennast, muuda algul oma lähedast kogukonda, selle all pidas silmas pere, sõprusringkonda, siis sellest tuleb kogukondlik, nagu sinu kodukoha kogukondlik nagu kogukond, ehk siis nagu a la meie sinuga, Jaan, me muudame siin Koplit, tead. Siis järgnevalt siis on võib-olla riiklik tasand, omavalitsused, ma ei tea, siis on riiklik, siis on, ma ei tea, Euroopa Liit ja siis on nagu maailma, kui me paneme nagu nendesse nagu niisugustesse lahtritesse ja lähme nagu step by step, siis nagu muutub see maailma muutmine päriselt nagu selliseks nagu strateegiliseks mänguks. Ja see strateegiamäng hakkabki siis algul iseendast, nagu sa küsid siin, et kuidas mina või Erki Veiko või sina, Jaan, et kuidas meie saame siis oma vaibi hoida heas kohas, kuidas minna mitte solvumisse, kuidas hoida end heas kohas. Järgmiseks ongi siis see, et sul kallis abikaasa, et kuidas teil kodus on, minul, kuidas mul kodus on, kuidas mul sõprusringkonnas on, sest seda ma saan kohe vahetult mõjutada. Ja kui me mõtleme sõpruskonna või kodu peale, siis üks tasand on enne Koplit mul veel. See on töötasand. Ja sest nagu, kui mõeldes see, et kuhu me paneme oma aega ja teisalt, kuhu paneme oma energiat. Ja võib-olla energia on nagu see isegi parem valuuta kui aeg. Sellepärast, et ma tihti peale, kui ma olen nagu
lahedad tööajad, me lansseerime mingeid lahedaid projekte, teeme mingeid lahedaid asju ja ma olen seal täie hingega sees, siis võib-olla ajaliselt see panus ei muutu. Aga see energia mõttes see on täielikult teine. Ja kui ma ikkagi on niisugune intensiivne periood, vahet pole, kas läheb hästi või läheb halvasti, siis nagu koju jõudes ma jõuan mingisugune, ma ei tea, 5, ütleme, et 6 jõuan koju, siis see ei ole see David, mis oli, ma ei tea, kell 1 või ma ei tea, kell 10. See David, üks on nagu energias nagu pakatav, nagu mingi let's go, nagu vääname siin kästnasid ja teeme lahedaid asju, paneme täiega energiat, paneme täiega kreatiivset energiat või loovenergiat nagu selleks, et kuidas ennast lahedalt väljendada, kuidas enda aju kasutada ära selleks, et sealt välja tuua kõige paremaid vilju. On ju? Et see nõuab retsilt energiat ja kui ma koju jõuan ja ma olen väsinud, siis aeg oma elukaaslasel on võib-olla sama, mis tavalisel päeval või niisugusel lebol päeval tööl, aga see energia, see tähelepanu, ma lihtsalt ei viitsi. Nii, arvestades sellest nüüd, et oma jutu järjega olin seal, et energia on see valuuta, siis tööl me paneme nii palju energiat või mis meil päeval on. Ja ma arvan, et see on enamus inimeste igapäevaelu, et on üksikud, kes saavad endale lubada seda, et nemad siis ei tee energiamahukat tööd, tähelepanu mahukat tööd. Et nagu minu jaoks väga huvitav on siis see, et kuidas saada mudida iga üks meist või siis nagu vaadates endale otsa, ma räägin siis mina vormis, et kuidas mina saan mõjutada töökollektiivi vibe'i, et mul oleks seal parem olla. Isegi kui näiteks praegusel hetkel ma ei tööta juhtival positsioonil, ma ei ole tiimijuht, ma ei ole osakonna juht, aga endiselt ma olen selle meeskonna, selle grupi liige ja nagu iga grupi liige, siis ka töögrupis ma saan nii palju muuta, nii palju ennast sisse tuua, et kogu see atmosfäär oleks natuke teistmoodi. Aga kus sa tulid sellise mõtte peale üldse, et sina peaksid seda tiimi vibe'i kuidagi püüdma tõsta? Ei, see on huvitav küsimus, on ju, et miks just mina, on ju? Jah, miks mitte keegi teine, on ju? Miks sa enda ülemuse kaela seda ja näiteks HR-i kaela või mingi muu kloun, kes seal on ju? Ei, no see on tegelikult hea küsimus, et ma võiksin ju minna ka sinna kohta, et tead, meie kollektiivis ei ole nii hea töötada, nagu ma näen, et näiteks, ma ei tea, Boltis või Transferwise'is või ma ei tea, Lightyearis on, sest et nendel on lihtsalt umbes need ja need, ma ei tea, rohkem rahastust, rohkem aega, rohkem kliente, rohkem midagi. Ja siis ma justkui jään oma mõttes elama siis kellegi teise elu ja nagu lükates kogu aeg seda vastutust ära, siis nagu ma elangi omas sitas ja olen nagu see natuke tekib nagu kannataja mentaliteet, ma olen nagu selle loogikaga minnes, et tunnetades, et ma ei tea. Selle loogika järgi, et need, kellel on kõige rohkem raha, seal oleks kõige ägedam töötada, siis peaks olema ju pangad, on ju? Kõik finantsasutused peaks olema niimoodi, et järts on ukse taga. No jah. Aga tegelikult ei ole. See maagiline vibe on ju, millest räägitakse palju, aga vähesed suudavad seda kuidagi sõnastada, et mis see siis tähendab. Ja, et kumba seksikus, Helmes või Bolt, eks ju? IT-firmades ka, eks ju, et Bolt millegi pärast tundub parema vibe'iga kui Helmes, kuigi tegelikult, no see oli minu enda lihtsalt suvaline. Tegelikult pidi küll lahe olema. Pidi küll, jah, ma olen ise ka käinud. See on hea võrdlus. See on close call, jah. Võib-olla kuulaja jaoks Helmes ei ole tuntud firma, kes ei ole IT-ga seotud võib-olla. Või noh, ma ei tea. Ma jäin täitsa nagu selle küsimusega lihtsalt nagu seedima seda või nagu... Kas ma... jäin tunnetama ja vaatas, võtab igasuguse energia ära, kui ma mõtlen, et nagu ta oli passiks, nagu tegelikult ei olegi minu asi. See on niisugune nagu, no olengi mõttetu mutter, on ju, ja siis tekib niisugune, et nagu, kurat, milleks üldse midagi teha. Ja see on see vastand sellele, et sa lähed ja korjad selle Kopli maja tagant siin, on ju, oma maja tagant korjad selle prügi ära, paned prügikasti. Tead, kui powerful tunne see on? Tead, see niisugune tunne, et nagu minu käes on võim, et natukenegi midagi paremaks teha. Ja nagu, et mul on... Ma peaks tänulik olema hoopis. No natukene, või nagu, aga nagu
nüüd see on nagu väga abstraktne ja filosoofiline, onju. Aga ma eile tulin trennis koju ja mul oli nagu nädalavahetus, tegelikult oli väga hea nädalavahetus, aga ma olin nii pettunud, ma olin nii frustreerunud sellest umbes, et me ei saanud piisavalt chillida. Me ehitasime siis panime köögiriiuleid, onju, ja mul oli see frustra oli sees nagu. Frustratsioon oli sees, käisin ringi, kõik on pahasti nagu, mängida ei saanud. Ja siis ja tead, kui võimas tunne oli see, et kurat, aga oota. Onju, praegult tegelikult on võimalus, kui ma olen selle frustratsiooniga edasi, siis mul praegu need ka perses. Nagu nädalavahetus oli umbes, ma hindasin, et perses on ju, aga et nüüd on ka siis perses. Ja nagu, et mida rutem saab ära kattida selle või nagu kinni panna selle, et mida ma endaga kaasa vean ja mis suhtumist ma endaga kaasa vean. Ma arvan, et see suhtumise küsimus on see vibe'i küsimus. Et kui ma võtan selle suhtumise, et mina olen tegelane, kes saab kõike mõjutada, kes saab midagi muuta. Ma arvan, et nagu õiget vastust seal ei ole, kas ma olen mutrike või ma olen päriselt see juht ja tegija, kes ka mitte juhi positsioonil suudab vibe'i muuta. Ma arvan, et see ainult suhtumise küsimus, mina enda sees, see on nähtamatu mingisugune mutter või siis lüliti, mille ma saan ühte või teise asendisse lülitada. Ja aeg-ajalt lülitab ennast ise, läheb sinna, kaitse läheb peale, plaks, lülitab sinna, et ma kõik on paske ja ongi nii nagu. Või siis teine on see, et tavai, see lülitamine nõuab mingit energiat, mingisugust tahtejõudu, et tavai, mina olen see, kes saab midagi natukenegi paremaks teha ja isegi kui ma ei tee, siis ma üritan, ma teen selle oma väikse asja ära ja tead, see annab mingisuguse positiivse vastukoja, et kuule, ma olen vähemalt õigel rajal. Tead, mis sa just ütlesid või? No nii. Et aktiivne mutter kannab paremat vibe'i kui passiivne polt nagu. Täiega, kuule, see on Uberi slogan. Et see soov ära teha, proaktiivsus, vaata sellest me rääkisime ka. Et see täiega meigib sensi. Ja need inimesed on kahtlemata palju õnnelikumad, need, kes on aktiivsed ja korjavad selle pudeli ära. See teoorias kõlab päris äge, ma täiega nõustun. Nii, aga ma tooks ühe hiljutise enda kogemuse siia mängu, kus ma läksin ühte tiimi ja ma enda arust hakkasin hullult seal head vibe'i looma. Muud kui lõin. Kuidas sa tegid seda? No läksin inimeste juurde, enda arust läksin juurde, küsin, kuidas neil läheb, proovisin toetada nende töötegevusi ja siis mingi hetk kuulsin, et hoopis mul olevat pinda käinud inimestele kogu see aeg. Ja nemad mulle kunagi ei öelnud nagu seda. No mitte kõigile, ma eeldan, et mitte kõigile, aga pärast tuli välja, et siis ringiga tuli see info, et tegelikult ma olevat siis nagu pinda käinud selle oma käitumisega. Ja ma terve aeg enda arust olen see positiivne mutter, lähen ja toetan, proovin kohalolu pakkuda ja nii edasi ja siis tuli välja, et hoopis ma olen pinda käinud. Et kust nagu aru saada, et jah. Mul toon siin raamatu soovituse. No nii. Erki Veiko soovitas mulle seda, ma ei võtnud soovitust kuulda. Ta luges teist korda, soovitas uuesti. Ma ikka, mida see Erki tead? Las ta siis ise loeb, raamatuklubi huviline, ma ei tea, nohik nagu. Ja siis hoopis teine inimene soovitas, keda ma ei tea, millegi pärast kuulasin. Autoriteet. Vähemalt mingi autoriteet. Mingi autoriteet, mingi uuem inimene soovitas. Ja siis ma mõtlesin, et tavai, kui tema ka soovitab, siis loen ära. Ja see oli Patrick Lencioni 5 Dysfunctions of a Team. 5 siis tiimi dysfunktsiooni. Ja tema alustab, väga tore raamat on kirjutatud juturaamatu vormis, räägib ühe toreda loo, kuidas siis mingisugune naine läks juhtima, mingit ettevõtet, bla. Aga mis seal vorm on? Patrick Lencioni on püramiid, joonistas püramiidi ja seal on 5 dysfunktsiooni. Ja tundub, et sina räägid esimesest dysfunktsioonist ja ma tutvustan seda nüüd. See on, mis sa arvad? Mis on esimene dysfunktsioon, milleta ei saa mitte midagi teha? Teise nõusolek. Okay. See on usalduse puudumine ja usaldust defineerib siis Patrick Lencioni taoliselt, et usaldus on, et ma usaldan, et minu tiimikaaslane, antud hetkel siis sina, soovid head oma tegemisega
et see praegult see jutu ajamine, et see ei ole seotud sellega, et sa tahad siin prokrastineerida või siis oma tegemistes kõrvale hoiduda, vaid see on selleks, et sina soovid tiimile kõige paremat, et sina soovid siin tiimi vibe'i tõsta. Ja nagu see usalduse puudumine ja see on nii märkamatu asi, see on nagu enamustes tiimides, mida ma olen näinud mingil levelil. See ei ole selles, et ma ei usaldaks sind, et sa nüüd varastad, et sa nüüd proovid röövida, aga see on nagu mingi kokkumängimise või sporditiimi niisugused, nagu vaata, kui me mõtleme sporditiimi peale, palju parem, kui me mõtleme nagu korporatiivse tiimi peale, sellepärast, et seal need dysfunktsioonid on selles mõttes avalduvad paremini ja elegantsemalt võib-olla isegi. Et kui jalgpallimeeskond, kui sina oled ründemängija ja mina olen seal kaitses ja usaldan ikka sind, aga nüüd on see otsustav hetk, kus me läheme seda väravat päriselt nagu lööma ja mul on niisugune tunne, et ma 75% panen ise ka siit ääre pealt, panen sisse. Ja sina oled seal nagu, mulle tundub, et mis ma sulle protsendi panen, sa oled küll paremas kohas, aga mul on niisugune tunne. Sa eile käisid kuskil väljas ka ja ma praegult ei usalda sind. Nii ma lähen oma 75-ga. Ehkki kui meil ei oleks usaldusprobleeme, siis ma teeks selle söödu sellepärast, et sa oled paremas kohas ja sa paned selle sisse. On ju? Ja nagu need on niisugused väiksed alateadlikud asjad, mille peale me ei tulegi. Et usalduse ehitamine, see on nagu, see on päris triki asi, aga nagu ikka need head raamatud on ju, annavad väiksed trikid ka. Erki, kas sa tahad meil avaldada ühte trikki, kuidas saada usaldust või kuidas see raamat siis, sina oled seda 2 korda nüüd lugenud, et mis see raamat ütles, kuidas mingisuguseid usalduse saab teha, et üks väga võimas usalduse tekitaja on selles mõttes, nagu sa mainisid, ka loa küsimine, aga läbi selle, et kuidas sina tahad, et sinuga suheldakse, kuidas sina tahad saada oma tööülesandeid, millal sina oled fookuses ja sind ei tohi segada. Vaata, siin on täpselt see sama asi, et sa lähed toetama inimest, sa lähed küsima, kuidas tal läheb, aga sa valid täiesti vale aja ja tegelikult see pigem teda häirib ja ärritab ja ta ei tunne mitte mingit toetust sellest, vaid seda, et nagu lihtsalt üks tüütu sääsk siin on ju. Aga kui sa oled kursis, kuidas ja millal teda võib segada ja mis kanalit pidi, siis ta tunneb seda toetust, et meil oli üks esimesi workshop oli, kus samamoodi olid vanad tiimiliikmed, uus tiim, nad pidid tihedat koostööd tegema ja probleemi juur oli seal, et inimesed ei olnud kokku leppinud ja veel vähem rääkinud, kuidas omavahel üldse koostööd teha, mida tähendab töö tegemine, millal ja kuidas mulle võib nii-öelda sisse sõita, et siin kehtib jälle see ütlus, et need head soovid on palistatud selle mingi põrguteega on ju, et sa tahad head teha, sul on vale inimene, vale aeg ja meie lahendasime selle tegelikult mingi 3 tunniga ära, lõimegi uued kokkulepped on ju. Igaüks ütles, mis töökohas teda kõige rohkem ärritab, kui keegi tuleb otse teema juurde või mis iganes nõuab väga kiireid tähtaegu. Seal olidki kreatiivsed inimesed koos, äriinimesed koos ja see on igas ettevõttes on ju. Ehk siis need kokkulepped ja läbi selle, et kõik said ennast jagada, nad tundsid, et nad on kuuldud, tekkisid uued kokkulepped ja sellega tegelikult tekkis ka usaldus. Sest et siis saadi aru, et meil on ühised väärtused, on luua, jõuda edasi, kasvatada äri, aga mis on need reeglid, läbi mille seda teha. Ja enne kui saab nagu sisuliseks minna, vaat see trikk on see, et töökeskkonnas eriti ja kodus vähem võib-olla, elukaaslane juba teab sind läbi ja lõhki, aga töökeskkonnas tead, seal on niisugused asjad, mis on nagu karjäär, palk, on mingisugune professionaalsus, on ju, et meil on need annavad mingisugused teatud piirangud, kus me ei saa käituda nii, nagu ma käituksin võib-olla sõbraga. Ja võib-olla ma tunnen töökeskkonnas, ma ei saa näiteks ropendada, päris kindlasti tunnen niimoodi.
võib-olla ma tunnen, et ma ei saa teatud viisil riides käia, sellepärast, et et tead, nii sellisel kohal töötavad inimesed ei käi umbes nii riides. Ja see on väga fine see, et meil on mingid rollid ja seda räägib ka nagu näiteks sotsiaalpsühholoogias rolliteooria, et et me päeva jooksul esindame a la 50 erinevat rolli, käin poes, siis ma esindan ostja rolli. Mul ongi tuksis, et ma ei oska rolle vahetada, ma kogu aeg samasugune. Ja. Ma olen nagu naljaga hullult näen vaeva sellega, et olla kogu aeg samasugune. Et nagu võimalikult tehe sõpradega tööl ja naise, et kogu aeg samasugune. Muidugi, ja kui sa selle ära pullid, siis sa oledki kõige õnnelikum inimene maailmas. No, sa ei näe vaeva selle switchimisega. Jah, aga tuli välja, et tegelikult, kui ma nüüd kuulan, siis ma tegelikult ei lasin nagu alguses tegelikult ma olin nagu palju professionaalsem ja mida kauem ma olin seal seda lõdvemaks ma nagu lasin või? Oma käitumise ka tegelikult. Aga et ju siis tead. Järelikult see ehe mina on ka lõtv mina. Selle kohta peaks ka midagi öelda. Aga võime ühe harjutuse teha, selles mõttes, et kuidas me oleme tihtipeale teeme seda töökeskkondades, ja see töötab isegi naljakalt hästi, isegi nendes seltskondades, kes on kokku töötanud 5-6 aastat või siis vahet pole tegelikult 3 kuud on ka nagu, see harjutus töötab lihtsalt igal pool ja see harjutuse sisu on siis nende rollide, mis on meil sisse töötatud aastate või kuude või päevade jooksul nende natuke nagu lõhkumine ja selle harjutuse nimi on speed dating ehk siis vana hea vorm, kuidas siis vallalised inimesed said kultuuriklubides kokku kunagi, et enne Tinderit. Enne Tinderit, et tutvuda omavahel. Nii, selleks siis Erki Veiko paneb praegult, ma ei tea, tal on siin... Paneme minuti ja anname siis sõnajärje, see käib siis ühe haaval on ju, üks inimene räägib, ja siis teised aktiivselt kuulavad ja mis see tähendab on siis see, et meil on siin samal ajal on mingi linnukaamera, mis on pandud siis koera rahustamiseks, et Erki Veiko ei vaata siin pääsukesi ja tihaseid, kes söövad seal teri, vaid ta vaatab Jaanile otsa ja proovib aru saada, mida Jaan oma sõnade taga võib tunda, mis emotsioon on seal, mis see tunne, mis vibe on Jaanis. Ja paneme minuti käima ja esimene küsimus on jaga meile oma kodust väljakolimise lugu. Jumal, ma nii palju elus välja pidanud kolima noorena oma kodudest. Aga ühe korra, lihtsalt vanemate juurest. Aga vanemate juurest, seda ma ei mäletagi, siis ma nii palju juba... Aga esimene kord ma kolisin Raplast Viimsisse ja mäletan ikka nagu nuttes läksin ära ja parim sõber tuli veel Viimsisse saatma ja siis läks veel minema ja siis tuli 3. klassi keskel ja ma olin nagu nii, see oli peale jõule põhimõtteliselt vist, jah. Kurat ma isegi, jah, ühesaga ja väga kurb oli nutsin ja siis jälle pidi nagu nullist alustama ja siis jälle kolisin peale 5. klassi kolisin Soome ja peale Soome 6. klassi vahetasin kooli ja peale 7. klassi läksin tagasi Viimsi, peale 9. klassi läksin tagasi Rapla. Ja siis kogu aeg siuke kolimine tegelikult on mind ühelt poolt nagu tükkideks rebinud, selles mõttes ma olen pidanud kogu aeg sõpradega nagu suhteid lõpetama ja uusi suhteid alustama. Mis on viinud nagu ettevaatlikuks tegelikult uute suhete alustamisel üldse. Aeg. No nii, pane mulle mingisugune küsimus. Teeme siis täisringi ära. Teeme sama või? Paneme teine. Paneme mingi teine. Räägi esimesest pruudist. Esimesest pruudist? Nii, me olime 8. klassis. Ta või võib-olla 7. Kes see mäletab. Ja ta oli just tulnud siis teisest koolist ja hakkasime vaheajal rääkima. MSN oli sel ajal ja kuidagi niimoodi täitsa nagu lahe tunne oli, et rääkisime nagu öösiti, nagu magama ei saanud minna, sellepärast nii lahe oli chattida
ja siis kui esimest korda nagu kokku saime, siis oli nagu nii imelik oli ja nii nagu häbelik või nagu ma ei suutnud nagu talle otsagi vaata ja nagu niimoodi, et läksin jälle koju ja siis kirjutasime jälle õõni ja niimoodi umbes mitu korda, kuni siis üks õhtu siis ta tuli siis mulle inglise keelt õpetama, et mul inglise keel ei olnud tulnud nii hästi välja, siis ma olin nagu tunni ajal umbes magasin ja siis värki. Ja siis tuli minu juurde umbes, et inglise keelt õpetama, mina proovasin talle matemaatikat õpetada. Ja siis mingi hetk nagu, ma ei mäleta, kuidas see läks, aga suudlesime siis 2 tundi järjest, niimoodi, et ma täpselt ei saanud ju aru, mis tehakse ja siia alatiseks jääb meelde ilmselt. Nice. Jaa. Aga ma jagan siis lugu oma esimesest armastusest. Ma just mõtlesin selle peale, et mis mu esimene armastus oli. Ja ma olen üpris veendunud, et see oli üks koer, kes toodi mulle maale. Ma käisin suviti maal kooli vaheaegadel ja siis selline armas karvane terrier. Ma ei olnud väga heas ühenduses oma emotsioonidega kuidagi. Õed olid vanemad olid kuidagi, kõik oli hästi keeruline, aga ma mäletan sellist puhast armastust esimest korda selle koera vastu. Me saime ta niimoodi, et ta sõi ühel sünnipäeval sellise 2-kilose sefiiritordi ära ja siis öeldi aitab. Ja ta tuli vene perest ja tegelikult ta reageeris ainult venekeelsetele sõnadele alguses. Aga see oli nagu armumine esimesest silmapilgust. Ma kohe ütlesin, et see on minu koer, kuigi ta elas maal. Me hängisime kogu aeg, me olime pestikad, ma magasin tema kuudis koos temaga ja mul on nagu nii sügavad positiivsed mälestused, et see koer siis või see tõug jõudis mul oma ju selle ettevõtte logo peal on ju. See terrier on ju, et sealt see tegelikult tuligi. Ja minu peast on olnud kuidagi selline mänguline, julge, kuidagi esindanud neid väärtusi, mida ma lapsena nagu imetlesin on ju. Ja võib-olla siis, kuhu ma nagu olen jõudmas. Ise pürginud. Just. Nii äge. Wow. Ja kujuta nüüd ette, et see kõik on normaalne Jaan Kruusmaa podcastis, aga võib-olla päris kindlasti ei ole me neid lugusid rääkinud oma töökaaslastele, nendele inimestele, kellega vedame 40 tundi nädalas koos, pool oma produktiivsest elust, või isegi tead rohkemgi. Et ja need suhted, õigumini räägime siis sellest, et see harjutus, mis me oleme näinud, justkui sulatab ühe sulandliimi natukene rohkem lahti ja see liim hoiab siis 2 või siis selle seltskonna nagu suhet ühes kohas, kus on harjutud olema. See on mingi harjumuspärased naljad, harjumuspärased jututeemad, mingisugused traditsioonid ja rääkimisviisid, mis on normaalseks saanud. See harjutus loob oma jututeemaga, mis on ebanormaalne või siis väga isiklik töökeskkonnas. Ta sulatab see liimi üles ja loob nagu niisuguse pinnase, kus me saame uued kokkulepped päriselt teha. Ta natuke teeb haavatavaks. Ma ise kuulsin, kuidas Erki Veiko hääl ja minu enda hääl muutus neid asju jagades, sest nad natuke ongi nagu, kuidas ma siis räägin nendest asjadest, aga leiad selle julguse aga need on väga haavatavad teemad, see viib nagu sellesse härdimuskohta nagu ehmatab välja praegusest olekust kuskil teise olekusse. Küsimused, mis me veel oleme küsinud, on näiteks su esimene töökoht. Tihtipeale inimesed räägivad, kui nad 13, 14, 15 viivad lehti kuskile, müüvad lehti või siis, ma ei tea, riisuvad lehti. Või siis, et... Müüvad kanepit. Müüvad kanepit. Ja või siis, et sinu esimesed mälestused õde või vendadega, kuidas sa veetsid oma suvesid? Parimad sõbrad, mis nendest nüüd on saanud. Täpselt, et... See teeb liimi lahti ja see on selle esimese nii-öelda alustala ehk siis usalduse pildimiseks väga-väga tähtis, et me näeme inimest. Sest need lood, mis me nüüd jagasime, need on mingisugused väga inimlikud lood. Mina suudan, Jaan, nagu
empaatiliselt mõista sind paremini. Ahah, sa olid nagu, sa kolisid, mina ei kolinud ja ma kujutan ette, et noh, et see oli väga segane periood ühe nagu nii-öelda nooruki või lapse elus. Ja lähen, et okei, nüüd ma ei saa su peale nagu, kuna sa oled haavatav, siis minu naturaalne inimese nagu funktsioon keelab ära mul sulle nüüd jala kanda. Või nagu, ja selle liimi selle sulamis hetkel, tead, nüüd mul ongi nagu, mul on teine viis nüüd rääkida sinuga uutest asjadest. Ja see uus asi, mis uus level, mis nüüd tekib, on siis see, et mis Patrick Lencioni järgi on siis konfliktide vältimine. Ja konfliktide vältimine just selles nagu niukses dysfunktsionaalses viisil või niukses halval viisil, mis on siuke, et sa ütled midagi ja ma olen nagu jah. Ma ei viitsigi suga minna eriarvamusele, sellepärast, et see nõuab mult rohkem energiat. Ja tead, ma ütlen sulle, näkku ütlen, selge, jah, härra boss, ma lähen ja teen seda. Lähen võib-olla teises ruumis räägin, kui nõme vend sa oled ja ma kuidagi vastu tahtmist teen selle ära ja see tuleb mul kehvasti välja ka, sellepärast ma ei viitsinud sinna väga palju energiat panna, sest see niikuinii sakib. Et noh, et see on siis see järgmine koht, mis nõuab usaldust, on see, et me adresseerime kohti või nagu mingisugused neid dysfunktsioone üldse meie suhtluses. Ma julgen välja öelda, et tead, see, et me esmaspäeviti miitinguid teeme, see sakib. Ja tead, miks see sakib või? Sellepärast, et mina töötan müügitiimis ja tead, ma tahaks kõnesid hakata tegema, aga teie jaurate. Tead, mulle nagu ei sobi see ja teeme hoopis reedel. Ja nüüd nagu teine müügiboss või teine müükar ütleb mulle, et tead, ei, esmaspäeval nagu see seab nagu fookuse ja me vaidleme. Ja isegi kui meil on eriarvamus, siis me paneme need eriarvamused lauale ja selles arutelu käigus, see on tegelikult, see on ju sisuline arutelu, mis meil nüüd praegult justkui minu fantaasias siin tekkis ja selle arutelus me peame jõudma üheni lahenduseni ja selle käigus me võime natuke tülli minna ja see on jumala fine. See on jumala fine ja me paneme need nagu argumendid paneme lauale ja lõpuks me peame siis kokku tulema mingisuguse lahenduseni. Vahet pole, kas see on reedene või esmaspäevane ja tead, selle konflikti, siis nagu selle konflikti või selle harjutuse eesmärk, kui me laseme sellel nagu, mis me healthy, tervislikul konfliktil laseme juhtuda, selle nagu tulem peaks olema see, et tead, ma ei ole suga täiesti nõus. Ma arvan, et ikkagi, et reede oleks parem, aga tead, ma tulen sulle vastu ja teeme selle esmaspäeval ja ma commitin, nagu ma päriselt ma teen siis esmaspäeval ja ma annan endast parima, et tead, ma panen selle enda jaoks tööle. Ja sellest arutelu käigust sünnibki siis see, et me päriselt võtame selle commitmenti, et me proovime päriselt seda tööle panna, seda, mida me jõudsime siis kambakesti, kui meil on tekkinud siis usaldus, konflikt ja võt sealt tuleb see, et davai, nõusolek, et me paneme asjad tööle. Ja kujuta nüüd ette, praegu üks megatrend maailmas on ju töökohad, tiimid, mis on siis väga kõrgelt mitmekesised on ju, diversity. Ja seal tegelikult, et seda usaldust luua, peaks veel rohkem tööd tegema, veel rohkem vaeva nägema ja veel sügavamaks ja laiemaks sellise, mul tuli analoog, et nagu seeneniidistik, vaata. Peal on need toredad mütsid seal pinnase peal on ju, aga see niidistik peab veel tugevam olema, et inimesed oleks valmis konflikti tervislikult lahendama ja üldse ennast väljendama on ju, sest paljudes kultuurides on see just täpselt ja see ei ole ju jätkusuutlik selles mõttes meie kontseptsiooni mõistes. Saksa kellaaeg ja see on see ida, et kaugel ida kellaaeg on teiste teine asi. Aga õnneks need ettevõtted, mis on väga highly diversified on ju, nemad mõtlevad rohkem selle peale, kuidas on tiimis vibe, kuidas on läbisaamised ja kuidas isiklikke hõõrdumisi vähendada. Korra tahan siukse asja sisse tuua nagu keskkond või seltskond, et näiteks kui on tõesti mingi siukene rahulik olukord või mingi team building event, eks ju, võib-olla isegi
mingi suvepäevad, okei, no siis võib kõige parem, noh, siis on võib-olla muud eesmärgid, aga ütleme, et sellest igapäevas kontoriruumis, mis on tänapäeval tavaliselt on ju need avatud tööruumid, eks ju, kus tekib nagu konflikt, siis nagu muga selle viimase kogemusega oligi nii huvitav, et ühelt poolt olid need, ühelt poolt see, et osade inimestega hästi kiiresti, sest kõik oli nagu avatud, teistega tekkis nagu hull konflikt, näiteks mingi chati teel hakati mingi sitta pritsima. Ja siis nagu, siis ma tegin ka sükest head nägu, et kõik on hästi ja samal ajal ma tegelikult jumala vihane nagu. Kuni ma siis lõpuks nagu murdusin, kui selle keskkonna või seltskonna ees ja tegelikult lahendasin selle olukorra hoopis nagu sitasti, ehk siis ma nagu sinna konflikti tirisin ka nagu teised inimesed. Ja siis, mis viis üldse, noh, et siis oli see, sealt edasi ei andnud enam minnagi ja see oligi lahendamatu, et see olukord läks perse. Sa räägid praegu selles mõttes väga, väga keerulisest olukorrast tänapäeva moodsate hübriid ja remote töö nii-öelda lahenduste suhtes, kus osad ongi remote'id ja... Ei, noh, et ma mõtlesin pigem avatud nagu kontor, igal ühel ei ole oma kabinetti, eks. Aga seal ei olnud kedagi, kes oli remote, vaid kõik olid koha peal. Okay. Ja see konflikt tekkiski koha peal ja ma ei osanud seda nagu lahendada, siis ma mõtlengi, kuidas sükest nagu jooksvas töös nagu päriselt luua siuke keskkond või seltskond, eks ju. Nagu, ja see võiks aga jälle läheb usaldusse, et nagu jälle langeb ühe sammu võrra tagasi, jälle on usalduse probleem, et kuidas me usaldame, et me mõlemad tahame head lahendust, on ju. Ja see ei ole see, et me ühe korra teeme nüüd selle harjutuse läbi, nagu me seda tegime speed date, on ju, mõlemad võtame kõik minuti, on ju, või siis, et noh, et ma ei tea, kutsume mingi eksperdi meile kontorisse, las tema teeb neid harjutusi. Et see on nagu igapäevane nagu töö ja nagu see valik, et nagu davai, ma tahan aru saada inimesest, see on mingisugune uudishimu hoidmine, et nagu, mida sa päriselt nagu tahad praegult? Aga kuhu maani sa oled nõus seda nagu lükkama? Või kus aru saada, et nagu, kas peabki jääma, et kus on nagu piirid selles mõttes, et kas nagu, noh, minu probleem vist oligi, et ma olin Mr. Nice Guy nagu, aga samal ajal nagu tuli välja, et nagu ei olnud. Aga piirid paneb paika ettevõtte kultuur. See peaks olema väga selgelt kuskil sõnastatud. Kus on need piirid, hea maitse piirid, et selles mõttes meie ettevõtte kultuur vist on niimoodi peaaegu piirideta või? No ma ei tea. No, meil oma vahel vähemasti. Aga mõtle, kuidas nagu aru saada ja kui keegi, noh, et ma teen nalja, et kui nagu, kui Venemaa tuleb poisid varastama Eesti vetest, eks ju, et kus see piir läheb, eks ju. Aga selles mõttes... Kus maalt sa pöörad nagu... Et seal maal, kui sul hakkab sitt, vaata seal, kui sa ütlesid praegu, et sa oled Mr. Nice Guy, on ju, siis nagu midagi sa neelasid alla, mida sa tegelikult ei tahtnud alla neelata. Ja et see on see koht, kus nagu selles mingi redelid mööda lämme, on ju, et noh, et just kui sa oled nagu Mr. Nice Guy, et noh, et... No mul see lõpus sellega, et ma purskasin lõpuks nagu selle välja ja keerasin selle nagu põhimõtteliselt see inimene ei taha muga suheldagi enam. Nõme. Jaa, aga sa purskasid sellepärast, et sa õigel ajal ei teinud suud lahti. Sa õigel ajal ei öelnud, et sinu käitumine, sinu sõnad panid mind ebamugavalt tundma. No ütlesin ja siis ta tegi uuesti seda. Aga siis see vestlus ei olnud piisavalt tõsine tema jaoks, on ju. Et siis võtta ta kõrvale öeldagi, et kuule, see, mida sa tegid... Siis ma tahtsin ka kõrvale võtta ja siis ta on seda ka nõust tegema. No ja see on niisugune koht, kus see on päris konflikt, on ju. Ja tead, need ongi väga-väga rasked ja nagu ma ei tea, mul ei ole vähemalt sulle vastuseid nagu seda olukorda, kuidas sa oleks pidanud täpselt tegema ja neid tuleb ikka ette, et see on nagu... See ongi raske. Ei, kui mõlemalt poolt ei ole valmisolekut konflikti lahendada, siis sa lõpuks hääletad jalgadega ja that's it, on ju. Tema läks minema lõpuks nagu. Kõigepealt ei rääkinud muga mitu nädalat. No chatis siis töökorraldust pidi ta reageerima, eks ju. Aga ülejäänud sõnum nagu kadus ära ja ta oli ainus inimene, keda ma tegelikult nagu tundsin varem ja pidasin teda nagu toredaks inimeseks. Aga siis sina tegid järelikult talle kuidagi haiget, on ju. Ütlesid talle midagi. Ja ma ei mõtlesin nagu mingi, et tema tõmbas müüri ette ja siis ma nagu mõtlesin ka, mis on nagu, et lähme nagu... Jaa. Tead, ma vahepeal ei rääkinud emaga mingi 2 kuud. Ta nagu tema teod või tegevusetus solvas mind nii hingepõhjani, minu lastega seotud. Ja siis mõtlesin, et kuule, aga kui tal on suva minu piiridest ja minu soovidest, siis mul ka ei ole vaja, on ju. Et ma ei pea ka siin rippuma nagu mingi emme dissi otsas nagu elu lõpuni, on ju.
ja paar kuud läks mööda ja ma tundsin, et ei, niimoodi ka ei saa. See ei ole ka normaalne. Helistasin talle, ütlesin, et mulle see olukord ei sobi. Ma ise olen võib-olla liiga karm olnud, on ju. Ma vabandan. Mulle see sobi. Mina tahan, et me saame hästi läbi. Me peame hästi läbi saama, sest meil ei ole nagu... Mul pole rohkem emasid ja sul pole rohkem poegasid, on ju. Noh, et tavai. Me mõtleme selle välja. Ja siis tegelikult sellest vestlusest andsin talle ruumi ennast väljendada, on ju. Ja sellest vestlusest... See oli lõpuks mingi tunniajane vestlus ja pärast seda mul oli nii kerge olla, kuigi mu ego oli tegelikult nagu solvunud ja mõtles, et aga tegelikult see on sinu süü, on ju. Et kui sellest kohast üle tuled, siis kõik läheb ainult paremaks. No, peaaegu alati. On erandjuhtumeid, kus saad veel vastu hambaid ja ei lähe paremaks. Aga siis on juba see, et ma andsin endast parima ja kui see ei olnud piisav, siis on nii, on ju. Aga kuidas tooks siuksed, Marissa Peer, kes teab, ütles siukse lause, et vabandamine on nagu alandamine, enda enese alandamine. Et ma alandan siis ennast selle nagu käigus ja siis mingis osas ma mõtlen, et millal vabandada, kas nagu on seal, et selles mõttes, et mul on, et palun vabandust, mul on kahju, et nii juhtus. So vahepeal nagu katsetasin seda, aga vaatasin, et see ka nagu, et minul oli see teadmine olemas, et mul on ikka nagu I'm sorry. Aga ma ei alanda, et ma nagu keegi tuleb tänaval, annab seda kõrvakiilu vastu, mõlemad said haiget ja siis mina pean vabandama. Ma ei ole absoluutselt nõus selle väitega, et vabandamine on alandamine. On jah, tavai. Absoluutselt mitte. See on täiesti pointless, see on mingi alfa bullshit. See ei vii meid edasi. Ja võib-olla see ongi see, et mis meid edasi viib, et kuidagi proovisin jälle mingi läbi nagu mingit situatsiooni panna, kus ma päriselt vabandasin ja kuidas see toimib ja kuidas see ei toimi siis, kui ma vabandan selle pärast, et ma tean, et see toob mulle mingisugust kasu ja elukaas on küll lihtsam, et anna andeks nagu, aga sa ei mõtle seda läbi ja see teine, see inimeste puhul on see nagu vibe on nagu mingisugune sõnu seletamatu asi ja see on justkui ruumis, siis nagu kahe inimese suhtes, nagu me oleme nii empaatilised loomad, me oleme nii arenenud, meie instinktid on nii arenenud, et me lõikame läbi sellest bullshitist lihtsalt, et kui sa tegelikult ei mõtle, tegelikult sa ei proovi aru saada, kus mul valutab ja mida sinu teod põhjustasid mulle, kuidas see mind tundma pani ja sa vabandad, ütled lihtsalt selleks, et eluga edasi minna, siis ma ei saa sulle andeks anda, siis ma ei saa sind vabastada sellest süüst, sellest ma hoian ikka sind süüdi selles, et sa tegid mulle nii suure, sa tegid mulle päriselt haiget. Aga kus, öeldeks, eesti keeles on veel targem annab järele, eks ju. Aga võib-olla ma arvan, et kus mul tegelikult see muster tuleb, et koolis ma tegin palju pättusi ja tihti mind pandi nagu olukord ja siis kui midagi läks perse, kus see mitu inimest, siis pandi ikka see kõige aktiivsem süüdlaseks, eks ju. Ja ma nii tihti sattusin olukorda, kus ma pidin vabandama, kus ma tegelikult ei pidanud nagu vabandama. Tead, mis on parem vanasõna või? Targem otsib lepitust. Järeleandmine on nagu mõttetu. See on enda alandamine. Kui sa lihtsalt lased endast üle nagu sõita, vaid targem otsib lepitust. Aga ka päriselt lepitus tähendab seda, et teine päriselt nõuab sult vabandust, kuigi tema alustas. Aga sa saadki selle vabanduse anda, kui sul on päriselt kahju. Selles mõttes ma olen täiesti nõus. Mina olen oma isiklikus suhtes tihtipeale tormanud seda vabandust pakkuma liiga vara, ilma et ma tunneks, et mul on päriselt kahju. Ja need vabandused on toiminud ikkagi kõige paremini mitte samal päeval, võib-olla järgmisel, võib-olla ülejärgmisel, lihtsalt keeruline on selles nii-öelda konflikti olukorras nii kaua olla, on ju. Ja mõnel see vabandus või see kahju tunne nagu ei tule kunagi, on ju. Ja siis ongi see, et mis siis nüüd saab, eks. Siis ongi see, et kas sa lepid sellega ja jätad sinna samma. Aga võib-olla jah, selles meie kultuuris see vabandamine ei ole levinud ja seda enam, kui see tuleb nii-öelda südamest, siis sa saad kohe sellest aru, et see on mingi päris asi. Mul on võib-olla vastupidi kogu aeg olnud see vabandaja nagu, sorry, kas sul on kõik hästi? Ja siis kui tegelikult hakatakse nagu üle piiri sõitma, siis mul ei ole enam kahju, kui ma nagu... Ma ei tea, kas sõna sorry esindab mingit päris vabandust üldse või? No jah. Sõna küll.
nendes asjades, mis päriselt nagu suhet nagu nii-öelda, mulle meeldib ökosüsteemi näide alati, ehk siis mingisugune kõik suudame metsa kujutada ökosüsteemina, et kui me raiume sealt ühe puu maha, tead, pole hullu. Võtame 3 puud maha, täiesti suva, nagu see kasvab uus puu, tead, mingisugune sammal ja kõik asjad, marjad kasvavad seda sama hästi. Võtame terve metsa maha, mingi teine ökosüsteem tuleb sinna. Nii. Aga suhtel on mingisugune ökosüsteem. Mul on vähem selline tunne või kasutades seda suhte ökosüsteemi analoogi, et mingisugused väiksed asjad, nad tegelikult ei riku väga, väga palju. Näiteks, et jäime siia hiljaks mingi 15 minutit. No see ei rikkunud ära seda kohta, et nagu tead, mis me nüüd seda podcasti hakkame lindistama. Aga tead, võib-olla mingisugused mingi rängemad asjad, mis päriselt sind panevad halvasti tundma, need jätavad nii suure nagu jälje, et peab midagi sinna nagu taastama või nagu kuidagi peab heastama ja nagu, ja nüüd see, ma natuke nätta selle analoogiga praegult, aga et hea vabandus on justkui selle... Lähed puud istutama? No natuke on, et see on mingisugune puude istutamine, et esmalt nagu vabandamisega natuke, et mul on, teisel inimesel on vaja aru saada, et sa päriselt saad aru, mis just juhtus minuga või mida sinu või minu tegevus talle põhjustas. Ja enne kui ma saan vabandada, ma pean ära kuulama, mis toimub. Ehk siis näiteks nüüd tõmmata selle mingi tiimide dünaamikasse selle loo, meil on siis nagu üks harjutus, mis me teeme nendes tiimides, kus on midagi nagu õhus ja nagu see õhus olek nagu suhetes nagu suhete vahel on see õhus, suhete vahel on. Davai. Ja see ongi nagu frustratsioon ja rahulolematus. Siis harjutus, mis me teeme seal, on addressing the elephant või siis elevant ruumis. Et inglise keeles on see ka, et elephant in the room, mis on justkui niuke suur asi, mides kõik vaatavad eemale ja millest ei räägita. Ja see harjutus on üks kõige ebamugavamaid, mis hakkab sellega, et inimesed siis kirjutavad post-it note'idele peale kõik, mis on sitasti. Ja siis esitlevad seda terve tiimi ees. Vahepeal julgete üksteise otsagi vaadata ja juhid on punased sel hetkel. Ja reaalselt, et viimane kord, kui me Erki-Veikoga läbi viisime, siis me olime seal ruumis, oli 30 inimest, siis, kes seal töötasid ja järjest tuli ja me olime Erkiga, sosistasin talle kõrva, kuidas see sitt ära laheneb, sest nagu nii ebamugav on ja ma tunnen, et selle nagu, kui nüüd me lähme nüüd indiviidi peale, korra hüppame selle taseme peale, et kui nagu mingi kokkulepe on näiteks rikutud minu ja minu kaaslase vahel ja ma saan aru, kuidas see kokkuleppe rikkumine mõjutas tema elu ja mida see pani teda tundma, siis korra see süütunne, see mingisugune kas ma olen halb inimene või nagu see ikkagi on halvav ja see võtab korra ikkagi seest nagu õõnsaks. Aga et see on kõige vajalikum step ja see on kõige raskem step, aste samm selle juures, et me saaksime siis autentselt vabandada ja selle suhte taastamisega tegeleda, sest me ei räägi siin vabandamise protsessist nagu vaakumis, või me räägime siin selle ökosüsteemi taastamise protsessist. Me räägime sellest, kuidas me aeglaselt siin puid istutame, selleks on vaja algul tõdeda, et need puud on kadunud. Et need puud on maa võetud ja keegi on süüdi selles, siis me peame leppima korra sellega, et mingid sõrmed vaatavad mulle endale otsa. Ai. Tead seda vanas, kui näitad kellegi teisele sõrmega, siis 3 sõrme vaatab tagasi. Aga üks soovitus vahele, millest ma olen võib-olla liiga hilja aru saanud, on see, et kui sa lähed avama neid mingeid paiseid või sina ütlesid värvikama sõna, on ju, kui sa lähed mingid puid üles kiskuma, siis sa pead teadma ka, kuidas neid tagasi maha saada. Kuidas sa saad sellest ebameeldivast kohast kas neutraalsesse
minimaalselt või positiivsesse ja kui sa ei oska seda teha, sul ei ole kogemust või oskusi, siis sa tekitad veel kehvema vibe'i tegelikult. Ja kunagi ma mäletan, Jaan on mulle seda teinud. Ta küsib mingeid asju, on küsinud mingit asja, kus tal puudus kogemus, kuidas mind sellest tegelikult toetada. Mina läksin sinna negatiivsesse emotsiooni ja ma jäin sinna lõpuks üksinda. Ja sa lihtsalt astusid minema, vaata. On ju? Siis ma olin see, et mida vittu? Mida sa tuled nagu mingit sitta torkima, on ju? Aga see on täiesti tavaline. Seda ma olen ise teinud, sest ma pole kunagi selle peale mõelnud, et mul peab olema ka oskus siis umbes nagu tead, seda mingit tuumajäädet nagu maha matta või kuidagi nagu seda nii, et ta ei kiirgaks edasi ja ei kahjustaks, on ju. Ja see oli väga võimas hetk meil Davidiga, kus meil oli mõlemal see tunne täiesti perses. Kuidas me siit nagu, kuidas me nüüd terve selle ruumi toome sellest nagu jõhkrast kohast nüüd välja sinna neutraalsusesse. Aga õnneks meil olid tööriistad nagu tagataskus, aga me ei olnud päris kindel, kas see töötab, sest me tegime seda siis esimest korda, on ju. Aga seal eeldus on ka sellel, on ju. Ja eeldus on see, et me tahame sellest läbi minna ja võt see on nii suur eeldus, et võib-olla näiteks sinu konkreetsel juhul seda, ma ei tea, seda soovi ei ole või see soov tekib hiljem ja siis see saab lahenduse. Ja see on tegelikult ka nüüd see kolmas, see dysfunktsioon on ju see commitment, et meie leppisime koos kokku, et me vaatame sellele elevandile otsa eest ja tagant, alt ja ülevalt, sealt igalt poolt, kust ei ole armas ja nunnu ja tore, on ju. Aga et me sööme selle elevandiga nagu lõpuni ära, on ju. Ja siis samamoodi uuesti paberitega leidsime, mis selles olukorras on positiivsed või mingi teise perspektiivi, on ju, mis on võimalused selles samas olukorras ja niimoodi samm-sammult. Täpsemalt me proovisime mõista, miks see elevant on tekkinud ruumi. Ehk siis alati nagu et kui me seda nii-öelda seda mustust vaatame või seda punnseisu vaatame, on ju, katsume vähem ropendada. Seda punnseisu vaatame, siis nagu väga lihtne on näidata selle näpule ja öelda, et see on halb, on ju. See on, ja siis, kui me jääme seda näpu näitama, ütleme, et see on halb ja kõik noogutame pealt, see on halb, no siis me ei liigu ja väga halb. Me ei liigu kuhugi suunas, on ju. Aga kui me proovime hakata mõistma, no kuule, aga miks need puud maha võetakse? Okei. Aga selle metsaomanikul on vana mees. See oli tema pensionisammas ja ta on terve elu oodanud, et oma pensionipõlve elada taoliselt ta ei peaks tööd tegema ja nagu ta jäi just hiljuti ühes silmas pimedaks. Ta ei saagi enam oma tööd teha. Ta on vana ja väsinud ja tead, tal on vana auto ja tal on vaja liikuda ja see auto ei seisma. Tal on vaja seda 6000 eurot praegult. Ja selleks, et tal on vaja elada. Tavai, ja me vaatame seda maha, et metsa oleme nagu mingi okei, kas mingi paremat lahendust ei on või? Noh, sõimame Kaja Kallast natuke, on ju. Ja lõpuks küsime siis ja nagu selles nagu, aga juba me oleme lahendusele nagu, või nagu selle olukorra aksepteerimisele nagu lähemal. Ja järgmine küsimus sellest on ju, et kui me proovisime mõista, on ju, mida meie saame ära teha? Ja nüüd me paneme, vaata need vana head, nagu kus me seda vestlust alustasime, paneme need tunked selga ja oleme, et me lihtsalt ei vingu, me teeme ka midagi, on ju. Ja kui me vaatasime seda tiimi dysfunktsiooni või siis seda tiimi elevanti ja me küsisime, mida meie saame teha, siis igaüks, kui ta oma ajusid ragistas, ta suutis leida 3 lahendust. Ja meil oli terve sein, väikseid lahendusi täis. Mis seal oli? Nii nõme on tiimi kontoris käia, kedagi teist ei ole. Aga mis oleks, kui käiks kolmapäeval kõik kontoris? Päris hea idee. Kas see lahendaks midagi? No natuke küll. Ja kes oleks pundis, on ju. Kõik tõksid käed, on ju. Jah, täpselt, kes oleks pundis. Et nende 2 küsimusega, nagu miks see elevant on toas ja kuidas mina saan lahendada, see on nagu,
nagu 2 sammu sealt lahendusest välja ja eeldusel, et me oleme valmis neid lahendusi tegema, on ju? Kas võin toon ühe reaalse asja? No davai. Ebareaalne. Kui sa tahtsid neid videosid teha? Jah, mis videosid? Neid enda short stories'id oma turundusteemast. Jah. Ja me arutasime neid sinu juures. Just nii. Ja siis seal käis sükene poolenisti see, et äkki ma tulen ka filmima, eks ju. Oli küll. Ja võtsid ka teised pakkumised. Jah. Ja siis sa läksid reisile. Ja siis asi jäi õhku. Oligi nii ja siiamaani pan tegemata. Ja siiamaani see on nagu õhus ja ma tegelikult siiamaani tunnen nagu, et see, et üks oli see, et hakkasid Erkiga edasi nagu tegema. Mingeid asju tegite oma vahel, vaata. Jah. Tegelikult ma taustat ei tead. Ehk siis tegelikult ma tundsin nagu hüljatust, kadedust ja see, et mulle, et see nagu see kommunikatsioon nagu pooleli. No. Ja ma ei nagu, ja eks on minu enda, ma tean, kus see muster tuleb ka, et ma ootasin alati oma isa järgi nagu ja kuna sina oled ka mees, mitte mu isa, siis ma jäin ka ootama, et nagu see usaldustunne, et nagu no mul enda see, kui ma ise midagi ütlen, ma võtan selle eest nagu vastutuse ja keegi ütles, et aga keegi ütles, et mees annab sõna ja võtab sõna. Umbes nii, aga siis mul täpselt see tunne, et sa nagu jätsid mind nagu ootama, ma olin täpselt jälle see nagu see väike laps, kes ootab, et issi tuleks, aga tegelikult ei tulnud nagu. Ja siis nagu ega ma ei osanud ise sealt mustrist välja tulla, see minu muster on see, et ma järelikult ma ei olnud piisavalt tähtis, ma ei hakka sinna rohkem oma energiat suunama. Ja siis mul ongi, et ma enam nagu alateadlikult juba ma otsigi sinuga enam kontakti, sest sinu, tegelikult võib-olla ei ole nii, aga see olukord lõi mulle sellise tunde, et mina ei ole sinu jaoks tähtis. Ja kui mina ei ole sinu jaoks tähtis, siis minul ei ole ka nagu soovi panustada sinna nagu üldse. See on hästi tavapärane see vana hea eneseväärtuse spiraalist alla laskmine. Jah, aga see on nii totter ongi, et kus see siis see nagu vastutus või ebamugas, et millal on vaja nagu sekkuda, eks ju, igaühe puhul pole vaja. Tegelikult ma oleks võinud selle varem juba välja öelda. Välja ikka tasub öelda. Muidugi peab alati olema valmis selleks, et sa ei saa seda vastust, mis sa tahad. No jah, aga kuna me siin juba räägime konfliktidest ja asjadest, siis on nagu naljakas, et siin mikrofoni taga ma tunnen ennast turvalisemad. Naljakas. Nüüd proovime seda konflikti nagu, lahendada või? Need märksid nagu uhkus, ehk siis ma olin liiga uhke, et nagu sellega edasi tegeleda, sest minu enda uhkus sai riivata. See on minu jaoks ebamugav, sest tegelikult on kõik hästi mingil tasandil, aga see üks asi, tegelikult see asi lükkab nii ka, kui ma ei oleks seda tegelikult praegult välja toonud, see asi lähebki nagu, see üks väikene asi, see väike trip, see jääb nagu terve elu segama tegelikult. Ja siis mul ongi nagu raske edasi liikuda. Mul on hea meel, et sa seda avasid ja nüüd, kui ma seda kuulen, siis et sain korra võtta vastu selle, et et korra tekkiski niisugune tühi tunne, et aga ei kirjutanudki sulle, ei öelnudki midagi ja siis on andeks, Johan. Mina olen sarnast asja tundnud teatud inimestega, kellele meeldib hästi palju ideid loopida. Sellised tugevad ideede generaatorid ja kunagi tegudeni ei jõua ja mina võtan alati neid hästi tõsiselt, on ju. Ja ma ei saanud aru, ma mõtlesin, et räägi mingit päris asja, vaata. Teeks seda või mis sa sellest arvad, on ju. Ja ma olen see reageerija, on ju, ja hakkan kohe mõtlema, et kuule hea, kuidas seda kõike võiks teha. Just sama. Ja pärast ma olen lihtsalt nii pettunud, et ma raiskasin, ma süüdistan teda sinu pärast nii palju oma energiat, et püüda ellu viia oma peas ideid, mida sa kunagi ei tahtnudki ellu viia, sa tahtsid ainult nendest rääkida, on ju. Ja siin on, ma arvan, üks selline oluline häkk või tööriist ka see või see nagu koht, kus kui sa tead, et sa oled sellist tüüpi inimene, kes tahab need ideed ellu tegelikult viia, on ju, mitte lihtsalt rääkida. Et siis võtta see koht, et kas see on midagi, mida me päriselt nagu teeme, on ju, või see on lihtsalt see, et me lihtsalt räägime sellest, eks. Meie üks ühine sõber on selline, eks ju. Jaa, meil on ikka ühiseid ja tegelikult see, kes loobib neid ideid, on ju, või tal on mingi hea idee, tema peaks samamoodi võtma selle vastutuse, et kuule, et ära väga erutu,
arutame lihtsalt, loobime ideid, vaata. Ühe inimesega ma lõpetasingi nagu suhtes, ma ei suutnud enam, ma kogu aeg võtsin selle vastutuse. Mõnikord need asjad tegelikult realiseerusid ka jumal ägedate asjadega, aga siis nagu, kuna neid asju tekkis nii palju, siis ma olin nagu, et siuke nagu läbi nikutud hoor. Okei. Yeah. Mitte sinu, ma ütlesin juba kolmas, ma tulen korras, David, lepime ära. Lepime ära. Kallis oled mulle. Sa oled mulle ka. Aitäh. Hakkas kergem. Mingi uhkus veel, aga see on lahustamas. See uhkus on minu arust ka hästi rõve asi, nagu, et ma enda arust ei ole, ma varjan enda eest seda, et ma olen tegelikult hästi uhke. Okei. Enda eest nagu varjan ära seda uhkust nagu, sest ma olen nagu uhkem, ma olen kõvem, kui ma ei ole uhke. Aga uhkus on ju ainult see, et sa mõtled, et sa oled teistest parem. Sest ju kõik eksivad ja kõik teevad mingeid lolle asju. Ma salamisi arvan sama. Issand, aga kas ma olen siis nagu anti-uhke või? Et ma tegelikult olen uhke, olles arvates, et ma ei ole kellegist parem. Ja siis ma tegelikult läbi selle arvan, et ma olen teistest parem. Ja, sa oled veel endale valetaja ka kõige lisaks. Ma olen petis. Ma olen uhke petis. Ma tegin selle tripi just hiljuti läbi. Üli pask. Aga oli vajalik. Aga kes senimaani on kuulanud, saab guugeldada 5 dysfunctions of a team ja siis tuleb püramid välja, pange sinna Google pildid. Ja siis nüüd siin on nagu see, et meil on mingi lõime usalduse praegult sinuga, hakkame siin minema. Järgnev praegult oli selles mõttes konflikti nagu, me läksime konflikti, selles mõttes, et sa ütlesid midagi, mis mulle ei pruugi meeldida. Sa nagu justkui nagu olid, et näed, kuule, võtsid mind liistule, sa ei öelnud mulle midagi. Nõme vend, või no mitte nõme vend, vaid nõmedalt käitusid. Nii. Ma oleks võinud kohe, eks ju, tegeleda. No see ka on ju, aga vaata, see on see konflikti koht. Ja nüüd, kui me konfliktis, siis nüüd ongi, et siit nüüd saab tekkida see, kuule, Jaan, et teeme või ei tee. Kui me siit oleme nagu, kuule, aga teeme ikka. Ma mõtlen selle aja, et kirjutan sulle oma praegused mõtted, kuhu ma olen sellega jõudnud, et tead, käisin reisil, tead, mingid fookused muutusid, natuke on idee ka muutunud. Ja nüüd, kui ma ütlesin sulle, ma kirjutan sulle, siis see on nüüd commitment, mis on tekkinud sellest konfliktist. Kui ma nüüd selle commitmendi võtan, selle nagu niukse... See on jälle potentsiaal, nii huvitav, mu esimene reaktsioon on see, et nagu... Aga siis järgmine on see, et okei, millal sa kirjutad? Kirjutan homme sulle. Ja nüüd, kui ma ütlen sulle välja selle commitmendi ja ma kirjutan sulle homme, siis sina saad homme olla accountable või hoida seda päriselt mind päriselt nagu... Ja see on mu enda see vastutus tegelikult siis küsida, eks? Ja. Nüüd me oleme mingi kokkuleppe, me oleme selle kokkuleppe teinud ja see 4. dysfunktsioon ongi see, et me ei võta nagu, kui me pole midagi committinud, me ei ole midagi kokku leppinud, siis me ei võta ka vastutust. Vastutus see asi päriselt ära teha. Nüüd ma võtsin vastutuse päriselt see asi ära teha ja kuna mul on vastutus see päriselt ära teha, siis selle järgnevadki päriselt tulemused ja saavad, see loob pinnas, et saab mingi tulemus üldse aset leida. Ehk siis me oleme jõudnud püramiidi tippu ja püramiidi tipus on see tulemus. Ma targutan ühe asja vahele, mis mul kuskil litis. Sina ütlesid, et ma oleks pidanud seda varem tegema. Nagu sind liistule võtma on ju. Tegelikult ei ole vahet. Sa oleks võinud seda teha, aga pole vahet, sest emotsioonil ei ole nagu kella küljes. No saan aru, aga ma oleks võinud nagu enda vähemalt rahu teha, et aru saada, mis see vastus on. Muidugi, aga siin ongi see minu arvates üks nagu letaalne viga, mida inimesed teevad, on see, et arvavad, et see nii-öelda mingisugunegi tegu, mis neile haiget tegi, on kuidagi aegunud ja seda enam ei ole mõtet nagu lahendada. Tegelikult alati on mõtet lahendada. Ma vahepeal kardan tegelikult lahendada konflikte sellepärast, et minu viis seda teha vanasti enne kaitseväge oli kulp ja vasar, rusikaga. Mul oli... Ja seda jõulis poolt ma kardan endas nii palju, et ma siis pigem olen see, et ma astun nagu sammu tagasi. Et ma ei lähe sellesse nagu agressoriks nagu. Aga minu meelest see on sinu puhul, mulle meeldib, kui sa selle nuppu sisse paned, sest siis sa päriselt asjad tehtud. Jah.
ma nagu sammu jälle viimase aasta 2 tripanud seda viha ja jõudu tegelikult nagu oskuslikult kasutada, tegelikult see on tohutu power nagu, just see jõud nagu selles mõttes ka heal kallistusel on, üks päev just mõtlesin, et ka heal kallistusel on tegelikult jõud taga, ehk seda jõudu ei tuleks nagu karta. Aga konflikti lahendus lähebki nagu füüsiliseks või destruktiivseks siis, kui ei ole jälle seda usaldust, on ju. Et sellepärast see esimene samm peabki olema see, et saame kokku, räägime, loome mingigi ühenduse nagu connection'i on ju. Ja mu eeldus on see, ma juba sest et kohe minna konflikti lahendama ei saa minna. Et kui ma ei usalda ennast, ma usalda teisi. Ma mõtlesin, tegelikult nii naile, eile just käisin jõusaalis, tore trenn oli ja seal üks tüüp tõstis nagu selle kangi kogu aeg ülesse ja siis lasi lahti nagu rämeda killkolliga nagu. Siis nagu ühe korra vaatan tead, mis sa teed nagu, no sa ei tõesti tal... Ja lõpuks tuli välja, et see oled sina, nägid peeglist. Ja lihtsalt kõrvad lendavad nagu õhku. Ja ta tegi seda nagu mitu korda järjest, lõpuks ma ütlesin, läksin tema juurde, et tal olid need klapid ka peas nagu endal nagu. Ütles, see ei ole okei, nagu lõpeta ära. Ja mõnes mõttes oli hea, nagu, et seisin nagu enda hästi, kes ta ütles, tegelikult ütles palju viisakam, palju hea lause, et ei pea närvi minema. Ja. Et ma oleks võinud lihtsalt minna ütlema, kuule, et see on päris suur kolin, mida sa teed, eks ju. Esimene lause oleks võinud olla veel mingi pehmendav. Kuule, et ma vaatan, et sa oled siin mingi tugev vend, ma teen siin trenni, on ju, üritame mõlemad paremaks saada. Aga ma läksin kohe niimoodi, et küra sa teed nagu, sest ma nagu mitu korda nagu olin seal kõrval, mõtlesin, et kas ta nagu, et alguses ei olnud seal nii palju võib-olla, ma ei tea, et siis mul ei jõudnud kohale, kas ta ise ei saa aru, et ta on seal nagu debiilik. Ja ma läksin kohe ründesse nagu. No ma pärast sain aru, et tegelikult et mina olin lõpuks see debiiliks on nagu, kes siin on mingi närvitsema läks. Tema oma AirPodsisega ei pannud tähelegi, et ta korradi teiste kõrva kilasid penetreerib. Pead kangemad klapid ostma jälle. Mul ei olnud klappe kaasaseks, ma proovisin seal korradi uusi harjutusi teha. Et tegelikult ma oleks võinud rahulikumalt ütlema minna, et jah. Aga vaata, mida tähendab usaldus või tähendab see connection või see, et me avame inimlikku poolt. Tund aega ma tšekkisin praegu, et enam-vähem on see jutuajame kestnud ja see avas, lõi selle liimi lahti, et sa said mulle seda öelda. Ja, sellepärast ma podcast aja piire ei panegi kunagi. No, inimesed ärkavad täitsa erinevatel aegadel, kaasa arvatud mina ise. Oleneb päevast ka. See ongi naljakas, eriti kui on nagu, eriti kui sul on nagu hea sõber, kellega see konflikt tekib, siis mina nagu nii huvitav, ma pigem neelan alla ja liigun edasi, kui tegelikult vaatan selle asjale otsa. Eks see on väga inimlik või et ma arvan, et see ei ole üksi selles. Vähemalt mina tunnen, et ma üritan ka, sest ma ei viitsi kõigiga laskuda sinna konflikti, ma ei viitsi kõigiga seda suhet arendada, et ja see on ilmselt nagu, ma ei tea, võib-olla see on fine nagu, see ongi fine, aga näiteks töökeskkonnas ma nagu need inimesed, kellega ma nii palju aega koos veedan, et tegelikult tuleks seda teha, eks? Ma ise tunnen, et see on hügieen, mida ma soovin, et see oleks, tead mul lapsena mul ei meeldinud üldse pesema minna ja siiamaani vahepeal viitsi pesema minna ja nagu, et justkui see on nagu mingisugune tegemine, aga tead, nii palju parem on puhas olla, nii palju parem on teistega suhelda, kui kaenlalused ei haise nagu. Aga kuidas seda vaata, sest vana kultuur võib-olla oligi see, et sa lähed tööle, paned lipsu ette ja teed viisakat nägu, teed oma asjad ära, lähed koju ja peksad naist ja jood mällu ja see oli, eks ju. Aga et tegid selle nagu hea näo, eks ju. Aga et kas see on nagu mingi, võib-olla ongi, kui me räägime mingi Bolt või ma ei tea, tagurpidi Volt või et kas on nagu, kas on nähtus ainult nagu uue aja inimeste seas või noorte seas või kes tahavad päriselt nagu muutust või see on nagu, võiks olla see universaalne värk või et aga ühiskond ongi kasvanud sellest hästi tugevatest rollidest tegelikult hästi selliseks fluidseks ja vesiseks, on ju. Et me näeme seda igal pool ja see, et ma olen selles rollis, ma olengi see isa, kes paneb perele toidu lauale ja mul on tänu sellele rohkem õigusi. See nagu enam ei toimi, on ju. Me tegelikult oleme sisuliselt otsustanud kõik koos, et me ei taha enam seda. Aga mõnes mõttes, aga minna hästi baastasemele, siis sest et see hoidis naiste õigusi nagu kinni, on ju. Sest väga kaua neil polnud isegi mingit valimisõigust. Nüüd on nii-öelda kõik võrdsed ja meil ei saa olla esimene prioriteet
ja väärtus enam oma rollist kinni hoida ja oma maskidest, vaid ongi see, et kõigil oleks hea olla, et kuidas me sinna jõuame. Ja see ongi mentaalselt nagu väga keeruline ja nõuab kogu aeg enda jälgimist, on ju. Et ma ei lähe karjuma mingi tüübi peale jõuksis. Aga noh, et vanad ajad või siis mingisugune eelnevad ajad on nagu justkui nagu teised kultuurid. Me ei saagi väga hästi nendest aru, need on võõrad maad, on ju. Ehk siis ju siis oli nagu, see oli nii, nagu pidi olema. Ja praegult on kuidagi teistmoodi. Ma arvan, et meil on praegult, meil on rahuaeg, on ju, siin. Selles mõttes, et rahuajal on teistsugune, et noh, ma ei tea, Eestis ei käi praegu sõda, need on natuke teistsugused, ma arvan, need reeglid kehtivad siin kui noh, kuskil mujal või kuskil mujal aegades. Ja ma arvan, meil on see luksus tunda erinevaid tundeid ja meil on see luksus võtta see aeg, et need, ma ei tea, need solvumised, haavumised läbi rääkida ja meil on luksus olla feminiilsemad kui, ma ei tea, mingi aeg, feminiilne, maskuliinne, bla, 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 bla. Need on ka mingisugused nimed, mis me anname või mingisugused suhtumised, mis me võtame, et näed, kui meil on solvumis, võib-olla see on päris ja kui me tunneme vajadust seda läbi rääkida, siis nagu tavai, tegelikult me saame võtta selle aja, võib-olla saame, mõni kindlasti ei saa, tavai, siis on nii, aga kui me saame paremad olla, siis me saame võtta selle luksuse, et tavai, toome rohkem ennast sisse, kui meil on võimalus näha rohkem, olla, ma ei tea, rohkem kohal, teadvustada rohkem, siis nagu me oleme siin, Jaan Kruusmaa podcasti kuulaja on ju enesarengu, noh, fänn, ütleme fänn. Jah. Mulle ja see, tead, mis eelmisest töökohast mulle veel proovis, ma sain sealt lõpuks kinga ka ja siis mulle proovis veel see Messenger veel ütles, et see on nagu mis ma tegelen nii palju selle enese arenguga, eks ju, et sest ma proovisin seda töö ajal ka, no ma vales kohas proovisin inimest coachida ja luua uut mingit kultuuri, eks ju. See on konsent, on ju, see on see, et noh, et kas teine soovib ka või sa surud nüüd enda oma peale, on ju, et vana hea, et ülemus ei soovinud, et ma töötajale ütleksin niimoodi, et kui sul on siit päev täna, siis võtta rahulikult, vaata, ära tee siis oma normi täis ja ei saa nädala boonust, eks ju, puhka parem. No võib-olla see pole sinu koht. Väga äge asi, mis sa ütlesid ja sina ka, sina tõid luksuse ja sina tõid paindlikkuse. Täna meil on luksus valida, mida me teeme, kus me teeme, kellega teeme. Aga on küll erinevad eesmärgid võib-olla, et omanikul roll on ikkagi, ta on panema oma raha mängu, oma aja mängu, tal on seal, eks ju, teised pinged, eks ju. Seda küll, aga ikkagi sina oled oma elu täielik juht, sinul on luksus valida, enam ei ole seda nagu, et ma käisin seal lasteaias, seal koolis, läksin sinna seda õppima ja nüüd ma töötan elu lõpuni. Kui ta mulle ütles vahepeal, kuule ära coachi keset tööd, aga ma tegin seda edasi, sest ma ei suutnud. Siis sa ületasid tema nagu piira, on ju, ja tema nagu seda töökultuuri, aga tänu sellele, et meil on luksus valida, me saame olla paremas kontaktis oma emotsioonidega. Oli konflikt üle, ma ütlesin, et lahendas midagi kiirelt ära, nagu, et liigume edasi nagu. Ja ta lahendus oli see, et sain kinga. Kuna sa räägid sellest hästi palju, mulle tundub, et siin on midagi, mida võib-olla peaks veel temaga rääkima, lahendama, sest see häirib sind tohutult tegelikult. Nojah, ma olin lihtsalt nii üllatunud, nagu see oli minu jaoks nii nagu ette nägematu nagu. Just. Et siis jah, ma mõtlesin, et ma võtan asja, et lasen nagu huvitav, et samas kui me jälle pikalt lasen venitada, siis on jälle mingi 3 aasta pärast näeme kuskil ja siis selles üles tuua, eks ju, virutan näkku. Nagu ma ütlesin, emotsioonil ei ole kella ja see ei aegu. See on sinu sees endiselt ja ta tiksub seal kas või 30 aastat, on ju. Siis mõtlen, kuidas ma tahan, ma mõtlesingi, et nüüd, kui ma mõtlesin, et ma ootan ta, et kui see projekt on läbi, ta saab ka puhata nagu, et siis võtan nagu ühendust ja kuidagi siis ma ei oska, kuidas ma nüüd lähen seda, kui ma soovin nagu, et teraapias öeldakse, mine lahendas asi enda sees ära, siis pole vaja teisega inimesega suheldagi, eks ju. Aga et kuidas ma nagu, ma tegelikult soovin, et kui mul on niisugune nagu motova, et ma soovin inimestega hästi läbi saada ja kui tekib mingisugune konflikt või nõme olukord, siis tegelikult ma tahan seda lahendada. Aga ma ei oska nagu mõnikord nagu teha seda. Aga kirjuta talle lihtsalt, et sa tahad rääkida. Vaata, mis juhtub. No ma võin enda kogemusest öelda, et
kohe gümnaasiumi ära lõpetasime, tegin ettevõtte, juhtisin seal müügimeeskonda, turundusmeeskonda erinevatel aegadel ja siis tekkis situatsioon, kus justkui minu tiimi liige, me ei rääkinud 2 nädalat. Ja oli asju, mis mina keerasin persse, oli asju, mille ees ma hoidsin teda umbes süüdlasena. Ja tead, 5 aastat läks mööda ja siis ma suutsin kirjutada ja suutsin vastu võtta selle, et mida mina tegin valesti. Ja siis ma kirjutasin talle, et kuule, sorry, selle asja pärast. Ma olin nõme sinuga ja sa ei väärinud seda. Ja jumal, nagu inimene võttis selle vastu ja nüüd me tänava peal teretame ja tead, kohe endal on kergem, on ju. Ja mis ma selle looga tahan öelda, on võib-olla see, et tead igal asjal õige aeg ja teiseks on see, et me ei saa kedagi teist muuta või panna arvama, et see sinu maailm on õige, et kõik peaksid olema coach'id ja tema peaks olema ka juhtiv coach, on ju, või juht, kes on coach'i, on ju, et kõigil oma teekond, on ju, me ei saa teda muuta. No tegelikult kõigiga peagi läbi saama. Tal oli selles õigus, et see projekt oli lühiajaline. No minu peast oli nagu pika, ma proovisin nagu pika, et siis tegelikult ma nagu genereerisin ise sinna probleeme, mis tegelikult ei eksisteerinud. No võt, aga sa saadki selle asja enda sees nagu võtta ja selle asja vabandada ja nagu selles suhtes, et need läbi nagu töödelda. No töötlen läbi siis, kui ma töötlen seda podcasti videot, siis ma alati nagu näen tegelikult seda enda seda, näen enda seda uhket petist läbi. Ma praegu tahaksin ka mingi nõu andma, mis on nagu, see ei ole lahe koht. Vahepeal on okei, aga ongi, kus see piir läheb nagu. Ma märkasin ühte mõtet, et tegelikult inimeste baashirm on millegagi alustada ja ka see, et see kunagi saab otsa, on ju, lõpetada. Et ei olegi seda pühendumust nii nagu. Ma oskan alustada kõike, nagu sa ütlesid ka, ma oskan seda sõnnikut välja rebida kõigist, eks ju, tegelikult. Sa oskad uudishimulik olla, aga sa alati võib-olla ei tea, kuidas seda Pandora laegast nagu kinni panna. Just. Ja no sellepärast ma saingi aru, et ma tahan coach'iks minna õppima. Et nagu päriselt, et oska päriselt inimesi lõpuni aidata. Ma saan aru, et ma oskan, kui nagu 0-100 oskaks hea coach, ma oskan kuskile sinna 40-50% võib-olla inimest tuua. Aga tegelikult see lõpuosa jääb puudu. Aga väga huvitav, miks sa tahad inimesi aidata? Et see päriselt huvitav. Ma saan sest ise naudingu ja ma ise aitan ennast läbi selle kõige rohkem. Et kogu aeg, kui ma uurin inimloomust, psühholoogiat ja käitumismustreid, siis ma avastan nii palju enda puhul täpselt sama asja. Et kõige naljakam on see, kui ma olen siin proovinud ollagi ainult coach'i rollis või mentori rollis või kas või kogu aeg, mis ma teen sotsiaalmeedia konsultant, eks ju, siis ma nagu taas ja taas kogu aeg põrkan inimeste puhul nagu need baashirmud, baasmured, baasjamad, ebamugavused, mugavused, laiskused, kõik kogu aeg need asjad nagu korduvad ja siis tegelikult see inimene, kes tegelikult maksab mulle, et mina teda juhendaksin, tema õpetab mulle nii palju enda kohta ka. No, ja siis, kui ma neid asju hakkan enda sees lahendama, siis ma oskan ka teistele nõu anda. Ja need teised inimesed, kellega ma kokku puutun, nad justkui annavad mulle selle signaali, et näe, see koht minus endas on tume nagu. Aga päris lõbus, et selle põhjal ma võin siis järeldada, et me oleme justkui mehaaniliselt, kui me oleks autod ja mehaaniliselt, me oleme üsna sarnased, me tunneme nii palju samastumist, kui me räägime päris asjadest, päris muredest, päris probleemidest, päris oma sisemusest, siis nagu... Me oleme nagu, et see põhimõte, mis on kõigi sees on nagu sama, ma arvan, meil on kõigi sees mingi DNA värk, mis toimib, aga seal on erinevad nišid, eks ju. Ja tegelikult DNA on ka samamoodi double helix, et siis need, kuidas öelda, ta nagu topelt sidemetes on kogu see info kirjas ja kui näiteks paaritumisel on ka ju see, et see parimad palad ühest helixist, et parimad teised lähevad kokku ja tekib siis uus isend, eks ju. Ja ma arvan ka sõpradega või oma lähiinimestega, ma ütleks isegi ka koeraga, siis peegeldab meie enda neid tumedaid punkte, sest see info on nagu topelt kirja pandud meie enda sees ja kui meil on see tume punkt, siis me võib-olla see kandub edasi, ma arvan, seal vaimses või füüsilises mõttes ka nagu, et see teine inimene, ma arvan, siin mingi neuroteadlane suudaks ja ka teaduslikku põhjus anda, et see peegelneuronid, vaata, inimesed kogu aeg pidid töötama rohkem kui tavaline mõtlemine töötavad peegelneuronid kogu aeg, eks ju.
et siis ma arvan, samamoodi kui mina ise olen nagu tohutult elus õppinud läbi inimestega suheldes, see on minu viis võib-olla. Just tänu selle, et need inimesed peegeldavad mu enda neid pimedaid nurkasid ja mina proovin ka siis vastu peegelda neid teiste pimedaid nurkasid. Aga nüüd selleks, et kui ma hakkan tõesti kui ma hakkan sügavalt seda asja nagu üles rebima, sest kuidas ma ütlen inimesed, kõik su muned algavad sinu enda vanemate suhetest, eks ju, aga nagu samamoodi, et kui ma lihtsalt siukse killu õhku viskan, eks ju, ja muud siia nagu edasi ei paku, siis või ei oska ise midagi edasi viia, siis tegelikult ma võin asja hullemaks muuta kui paremaks, eks. Mulle väga, ma jään selle mõtte juurde, et kui sa räägid, et teised inimesed peegeldavad sulle su enda mingisuguseid pimedaid nurkasid, siis justkui nii tore tõdemus on seal sees peidus, et me kõik oleme üsna sarnased ja kui lugeda mingi universumi tekkest ja minna nii kaugele tagasi, et siis me kõik oleme justkui sellest mustast või sellest suurest paugust, mustast august tulnud mingisugune elu, on ju. Ja siis selle nagu filosoofia või mõtte pealt nagu purjetades või seal surfates, siis on justkui see, et ei olegi väga mõtet nagu mingit sõrmi jääda või me oleme kõik samad, me oleme kõik nii sarnased. Et kohe, kui me proovime mõista, panna selle uudishimu kellegi peale, siis nagu need konfliktid nagu selles filosoofia mõtteviisis korra nagu kaovad või muutuvad nagu niisuguseks veidraks, et miks me peaksime nagu endaga konfliktis olema või nii enda sarnasega, et me ju enda sisse vaadates nagu üsna saame aru, et me tahame tegelikult head ja inimlikult tahame head, võib-olla karjääri mõttes tahaks nagu mingit tema positsiooni, aga kohe, kui me saame inimlikuks minna, siis me tahame head. Ja et mida rohkem me suudame inimlikud olla ja üksteisele head tahta, seda nagu paremaks see nagu vaib läheb. Niisugune heatahtlikkus tekib. Mingisugune niisugune, tõi, kuule, ei tahakski nagu kakelda. Aga mis on heatahtlikkus? See on ühendus läbi usalduse tegelikult ju. No täiega ja ma tunnen, et see on tegelikult... Ja see on teise inimese aktsepteerimine, et kui sa tänaval näed, ma ei tea, parmu on ju, parmu peale ma lähe kurjaks, aga kui ma näen tavalist... Kui sa näed tänaval parmu ja sa tegelikult tahad talle head, siis sa tegelikult tahad teda aktsepteerida läbi usalduse ja lubada tal olla see, mis ta on ja kes ta on. Kui ta nüüd läheb, kuseb su koera peale või su lapse vankri peale... Okei, see on loll näide. Kas sa siis säilitad oma heatahtlikkust, või millegipärast tahan selle vihase välja tuua kui nagu võrdse emotsiooniga, et kas saab alati heatahtlikkusega? No ma ei tea, lühiajaliselt võib-olla mitte, aga äkki pikas perspektiivis. Äkki, sest näed, ma isikliku tunnetuse pealt ma ei näe teist võimalust, et suures pildis oleks tore olla. Aga... Oletame nii, kui sa ostad vana... Okei, ma ei tea, miks ma otsin lihtsalt vaata... Näiteks see sama korter, kus me oleme. See oli alguses suht jube. Pellik oli. Siin oli, Draakula koobas oli siin ja tuul puhus põrandatest läbi ja nii edasi, aga siis, et alguses tuli kõik maha lammutada. Ja ütleme see lammutusprotsessi ajal, mille ma siis selle ma tegin ise, lammutasin seinad maha, et ma kasutasin ikka vihad ja jõudu ka päris palju. Ilma selleta me seda sitta vaatame ja oleme, et jep, see on pellik niimoodi. Ma usun selles mõttes, kui see point on see, et me tuleme siia, oleme nagu namaste, et tegelikult on ilus koht, siis see on vale ju. Me saame sisemiselt aru, me päriselt tegelikult saame aru, et me oletame ja selle valega kaugele jõua, see on mingisugune illusioon ju. Me proovime luua mingisugust õhulossi, et see ongi loss. Et kas siis saab olla heatahtlik viha, et näiteks kui mina kardan oma viha väljendamist, just kui olen kardnud, sest see on taast viinud nagu füüsilise konfliktini, siis samas ma oleks pidanud kohe vihastama su peale kohe. No jaa. Kui sa tagasi tulid need head uudised ära oled öelnud ja siis ma oleks nii palju ma oleks pidanud heatahtlik olema selle ära ootama ja siis vihastama nagu.
et aga see ongi, proovime, no ma ei tea. Ja see sai tehtud niikuinii praegult, eks ju, aga ma mõtlengi, et kas see viha on õigustatud, aga see on ebaproduktiivne. Ainuke asi, mis lahendab, on see, et sa ütled, mida sa tunned. Sa räägid ainult oma tunnet. Aga see tunne oligi viha. Nojah, siis on viha. Aga viha all on alati, mis asi? Pettumus, kurbus, alandatus. Ja, kas saab olla heatahtlik viha? Tegelikult saab. Kas viha on hea või halb? Viha on plaaster lihtsalt. On või? Öeldakse, et viha teine külg pidi olema kurbus. Jah. No jah, passiivne. Ja võtta, nüüd on siin mingid reaktsioonid ja siis mingisugused triggerid ja nüüd me läheme kuskile maailma, milles ma ennast väga mugavalt ei tunne, aga et ma käin ka psühhoanalüüsis ma käin ka jõukas. Ma käin ka jõusaalis, ma käin ka vaimselt tõstmas, väga lahe. Ja siis, mis ma saan rääkida, mis kolmas osapool on umbes nagu mulle selgitan, nii et see ei ole väga puhas, aga me saame, et justkui nõme on siis, kui me oleme nagu oma reaktsioonide orjad. Ehk siis niimoodi tuleb sulle, mina virutan, sina virutad kohe vastu. Üldse ei pane sinna mõttepausi, et huvitav, kas panen ära või mitte. Et jumal lahe oleks, ma arvan, et lõppeesmärk võiks olla see, et tuleb informatsioon sisse, siis mul on nagu 1, 2, 3, võib-olla võtan 4 sekundit, et mõelda läbi, et mida ma teha tahan, mida ma tahan luua. Point ongi see, et selle viha peaks, vaata emotsioonil pole aega, ütles ka, et see viha tuleks ju tegelikult läbi tunda ikkagi. Et me ei saa selle viha... Muidugi, ma ei tea. Või ongi, et see viha edasi lükata, siis tekivadki nagu muud... Valetada ei saa, tundub küll, Et siis samas jälle see Ingvar Vili ta ütleksin, et see on ainult mingi lõks või emotsioon, eks ju, et vabasta see ära, eks ju. Aga nagu tegelikult on nii, et kui seda ei ole läbi tunnetatud, siis ta lähebki kuskile sahvrisse, kus ta läheb hallitama, mädanema ja siis tuleb kuskil lollis hetkes hüppab välja, eks ju. Kui selle läbi tunnetamise nagu vastand on eitamine või siis mul ei ole viha, mida mina tihtipeale nagu proovin teha. Ma vaatan kohe teisele poole. Sitt on maas küll, aga ma seda sitta lihtsalt ei vaata. Ma vaatan teisele poole, seal on linnukesed. Et see ilmselt ei vii kaugele, jah. Aga nüüd ma tunnen, et me jääme ühte ringi nagu. Mingisugust jääme midagi. Aga mõnes see jääb point, eks ju. Me räägime siin vihast. Teeme korra niimoodi, hingame. Mehe suurim õnnetus on olla reaktsioonide ja erektsioonide pantvangis. Erektsioonide, okei. Aga neid eidata ka ei saa ju. Eidata ei saa, ma olen proovinud läbi eituse, aga fakki ei tööta. Ei tohi ka lasta. See seljapask oli ka vahepeal puhtalt läbi eitusena. Alla surumine. Kuule, aga lööme kokku ja hästi tehtud. Aitäh kuulamast. Aitäh. Kallis kuulaja, loodan, et said ka korraks viha käima, nüüd tunneta seda. Vihane meie, mida me siin jaurame, võtke ennast kokku, mehed. Lõpetaks selle siis tulnuka tsitaadiga. Elu on ikka seiklus. Vittu küll. Vittu küll, jah. Elu on seiklus. Ja see oli siis tiimi vibe, et vahepeal tulla, aga võib-olla parim ongi, et kui tiim läheb lappesse, mis oleks, kuidas võtta see? Siis tuleb lihtsalt aeg maha võtta või? Tuleb inimest ruumi tuua, küsida, mis on elevant, püüda mõista, kust see on tekkinud niimoodi, et kedagi süüdistamata. Aga kuidas te selle olukorra lahendasite, kui need 30 inimest kõik ütlesid, kui siit tulemus neil on? Proovidki mõista seda. Seda ütles ainult üks. Proovid mõista seda, vaata, mis sina ise teha saad. Ja enne seda siis ikkagi usalduse loomine. Usaldus on siis see, et me usaldame, et me tahame üksteisele head. Ja usaldus saame luua näiteks läbi selle, et me teeme selle liimi oma suhete vahel, teeme kuuma õhu fööniga, sulatame natuke lahti, ehk siis küsimustega näiteks, et räägi oma lapsepõlvest, räägi, kuidas sa suvesid veetsid, räägi, kuidas sa metsas marjul käisid, mis olid su hobid lapsena või siis kuidas sa sõpradega hängisid, mis olid su lemmiktegevused siis. Ehk siis... Et mingi eelmäng peaks olema? Eelmäng, eelmäng alati sellises
mitte arvustavas viisis midagi inimestele valetada ei saa. Kui haavatavaks teha, siis päris kohtadest proovida niimoodi, et ruum oleks turvaline. See tähendab siis seda, et me ei hinda, ei anna hinnanguid. Aga maha. Aga kas see julgus ka astuda see esimene ebamugav samm, sest tegelikult ma tundsin, kui see saate idee tuli nagu, siis ma nagu nimelt tundsingi seda ebamugavust ja siis ma nimelt tahtsin, siis sa küsid ka, kas see mulle läheb korda, eks ju. Ma olin nagu davai täiega nagu, et see oli nii nagu, et samamoodi see ebamugav, et julgus see ebamugav samm, esimene samm ka teha ise. Täiega ja igaüks meist on selles mõttes enda juht ja isegi kui ta ei ole juhtival positsioonil töö juures, siis see võiks läbi mõte olla, siis me ikka mõjutame ja me oleme täiega võimsad mõjutajad igaüks meist. Ja kui me tahame mõjutada, siis alati ise teha see esimene ebamugav samm, sest see on täiega ebamugav. See on nii-öelda inglise keeles leap of faith. See on siis usaldus ja vastu... Võtta vastutus ka. No täiega ja võibolla usaldus... Kaaslooja või? Jah, et nagu ja usaldusele siis vastand võiks olla sellega üksildus. Et kui me tahame koos tegutseda, siis me peame usaldama ja kuidas usaldust luua on siis läbi haavatavuse, räägime endast kui inimesest, jätame korraks need karjääri ambitsioonid, jätame korra, usaldame, et need jäävad ikkagi alles. Mu karjääri võimalused jäävad endiselt alles pärast seda, kui ma räägin sulle oma lapsepõlvest. Usaldus ei saa kunagi tekkida rollide vahel, vaid ainult ikka inimeste vahel. Yes. Nii et head usaldamist. Ka tekkis mitu küsimust juurde, aga lasta siis olla see kord, et jääks ka midagi põnevat järgmiseks korraks. Usaldus. Ja kes tahab teada rohkem Erki ja Taavidi kohta, siis tegelikult meil on, mul on mõlemaga tehtud üks saade kahekesi, et saate veel süveneda, viited kuskile topin ka ja vibeLab.ee vibeLab.ee See on väga ilus veeb. Nois. Aitäh. Rauno tegi. Ja Taavid mõtles. Nüüd, nagu ikka lõpu persega. See on see tüüpiline küsimus, et soovite üks tegevus, mida nüüd kuule peaks kohe tegema. 5 Dysfunctions of a Team, Patrick Lencioni, Audible või siis füüsiline raamat, New York bestseller. Erki Veiko soovitas, mina ei kuulanud, soovitas teinekord veel, ei kuulanud, mingisugune vend soovitas uuesti, kuulasin kohe. Usaldus. Erki Veiko ainuke soovitus on see, et ei pea ootama, kuni väga halvaks läheb tunne, vaid lihtsalt kirjutada, et kuule, mingi piif on õhus, räägime ja vaatame. Mis piif on? Te ei ole selle välja öelnud, ühesõnaga, Taavid, Erki tulevad teie ettevõttesse, seltskonda, grupikasse ja loovad hea vibe'i. vibeLabs.ee Meie faciliteerime. Me toome ainult tööriistad. Usaldus. 2 riista. Ja, oi. Okay. See on see, kui panna mehed oma vahel. Aga peame arvestama, et me ei ole ainult siin. Meil on ka neiu toas. Sest meil on usaldus. On usaldus. Usaldus. Tšau. Tšau.